aga ma ei teagi, ta isegi ei öelnud mulle, mis värk on. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Ja tere, minu nimi on Jim Ashilevi. Minu nimi on Helene Vetik. Ja saade, mida me teeme, on popkulturistid. Täpselt nii. Ja nagu juba võib-olla selline tähelepanelikum kuulaja on aru saanud, siis täna on asjad natuke teistmoodi. Jimmi täna ei ole. Miks Jimmi ei ole? Ma ei tea, ta ei öelnud mulle, ta lihtsalt küsis, et kas ma saaksin tema asemel olla, aga mul ei tulnud pähe nagu küsida ka, sest et ma enne palusin temalt omakorda nagu vastupidist teenet ja tema mulle ei tulnud appi, sest et tal on kiire, siis ma oletasin, et tal ongi vist nii kiire, et siis hoopis mina pean talle appi tulema. Et ma isegi ei küsinud. Jah, Jim vajas väikest puhkust. Ta leidis ka, et võib-olla on see värk meil siin kuidagi nii vorsti peoks ära läinud, et oleks nagu vahelduseks vaja natukene uut hingamist, natukene uut mõtlemist ja võib-olla mõnengaid uusi teemas, et me oleme kuidagi ära läinud oma viimane kord ainult tehnikast rääkisimegi vist, et siuke värk oli, aga võib-olla sa natukene tutvustad meie kuulajatele ennast, kuigi ilmselt nad võivad sind teada palju rohkem kui meid Jimmiga. Ei tea, oleneb, kes kuulab. Mina siis olen põhikohaga disainer ja teen oma disainistuudiot Läksin paar aastat tagasi ära suurest Monstrum agentuurist ja tegin sõbra Karliga oma stuudio ja nüüd me teeme nagu väikese pundiga disaini asju. Ja siis ma teen uustuuse blogi, õpetan Kunstiakadeemias aksessuaariainet ja teen igast nagu projekte, mis nii-öelda pähe tulevad ja ette satuvad nagu jooksvalt. Kas siis on seotud, üldiselt mingi loovasjadega seotud projektid. Et selline mitmekülgne lähenemine elule? No kõik, mis meeldib, peab tegema. Selline lähenemine. Ja Jim ütles mulle, et sa tegelikult oled ka siuke suur sarjade fänn ja siuke meedia ja popkultuuri fänn. Et me tegelikult viimase osa lõpus siin jäimegi kuidagi pidama sinna, et tal oli mure. Ja ta oli vaadanud Walking Deadi nüüd, nagu ma aru saan, see oli siis uue hooaja esimene osa. See oli meil ühine mure. Mõlemad saime sukse semikliinilise depressiooni üheks ööks. Sellest osast? Ja absoluutselt, see oli väga raske. Okei, aga on sul, nagu ma aru saan, siis sul ei ole talle ka anda edasi mingit nagu head soovitused, mis eile ma vaatasin jälle Walking Deadi, kuigi ma tean, kuidas see mulle mõjub ja see uus hooaeg on väga-väga raske ja väga-väga depressiivne ja siis ma vaatasin ühe osa Walking Deadi ja siis ühe Pixari multika ja ühe Disney nagu 3D nunnu mingi looma animatsiooni, ehk siis peale seda 4 tundi vaatasin lihtsalt nunnusid 3D loomi ja siis läksin magama. Selline teraapia pärast seda siis sest et muidu, kui sa lähedki magama, sul süda puperdab, sa higistad, sa mõtled lihtsalt mingi, mõtledki, kui inimestel on ikka nii raske seal apokalüptilises maailmas ja siis muretsed nende pärast ja ei saagi magada. Siuke sügav kaastunne tekib, et seal zombidega nagu ise ei tahaks. Ja see on väga vastikult realistlik sari ja ma isegi, see ongi siuke natukene masohistlik värk selle vaatamine. Et see, eriti see osa, mis ka nagu Jimmy pani niimoodi pool surema, see on selline, et sa ise vaatad ja siis sa mõtled, kas ma olen üldse normaalne inimene, et ma tahan sellist asja vaadata, et ma enam-vähem vabatahtlikult istun diivanile või laman diivanil ja siis vaatan, kuidas ütleme mu parimaid sõpru nagu notitakse nagu rämedalt mingi kurikaga näkku, ajud lendavad, kõik on nagu väga kole, mingit muusikat ei ole seal ei ole mingit asja, mis paneb sind tundma, et see on fiktsioon. Kõik on nii tehtud, et sul oleks võimalikult nagu vastik olla. Ja sul tekibki juba ärevushäire, natukene ajab nagu iiveldama, ikka lamad diivanil ja vaatad. Ja siis mul hakkas nii halb, et mu mees selle peale oli nagu oi, et sul on nii halb olla, et sa seda vaatad. Ja siis pani peale, su nägu kõlab tuttavalt. Hakkas parem? Ei hakanud, sellepärast, et seal see üks tüüp tegi mingi kihnuvirvet ja sa kujutad ette see kombinatsioon, et su aju sai just nagu mingit nagu rämedalt mingit vägistada ja siis tuleb mingi noor kutt, kes mängib, et ta on kihnuvirve ja kogu Eesti on nagu ülisillas, et poiss on riietunud vanamutiks ja laulab mingeid laulukesi ja see kuidagi nagu see kultuur, mis on ka nagu väga messed up, peaks kuidagi nüüd nagu mind tegema rõõmsamaks sellest teisest kultuurist, mis on nagu teistmoodi fucked up. Ehk siis ma läksin niimoodi tigedaks selle kõige peale, siis läksin teise tuppa, rahunesin ja siis vist vaatasin lõpuni selle Walking Deadi. Mul on nagu väga veidenud seda kuulata, ma ei ole vaadanud Walking Deadi nagu sarjana üldse ja selle jutu peale mul ei ole ka nagu mitte mingisugust soovi.
ei seda võib-olla sarja siis võib-olla algusest veel vaataks, ma ei tea, ikkagi ta on üks siuke sari olnud, mis on paljud tõmmanud ligi ja paljud on huvitatud olnud, aga ütleme selle osa puhul nüüd mul ei ole küll tekkinud siukest enesehävituslikku huvi, et ma nüüd õudselt tahaks ära näha selle, mis on kõik inimesed niimoodi kuidagi. No võib-olla see, et nagu puht televisiooni kontekstis ma arvan ja nii palju, kui ma olen lugenud artikleid selle kohta, selle konkreetse osa kohta, see on nagu esimene kord nagu teleajaloos, kui nii räme asi oli nagu primetime'il telekas. Ehk siis USA's sellel ajal võivad ka lapsed veel telekat vaadata ja nii edasi ja mingid põhimõtteliselt tsenseeritakse nibusid, nagu maailmas tsenseeritakse igasuguseid selliseid imelikke asju, mida ei peaks üldse tsenseerima ja siis ei tsenseerita sellist nagu rämedat nagu tapmist. Sellist nagu sisse tungivat vägivalda. Nagu selles mõttes on seda nagu korraks huvitav piiluda, et kui sa nagu tahad vahel mõtiskleda selle üle nagu, et kuhu me oleme nagu jõudnud oma telega, et natukene ongi käes mingi 80ndate Schwarzeneggeri nagu siuke ulmefilmide värk, et kunagi tulevikus saab siuke televisioon olema. Ja ongi siuke televisioon ja ongi nagu rämedalt robustne. Et igasugused ennustused on täitsa paika läinud. Ja keegi ei peagi enam aheldama sind diivani külge ja silmad lahti kiskuma, et sa seda vaataks, vaid istud ise niimoodi laisas asendis diivanil ja film mängib. Ja sinu soovitus siis on see, et kui seda nüüd nagu ette võtta, seda Walking Dead, et siis pärast seda kindlasti midagi rõõmsamat vaadata. Ma arvan küll, oleneb, kui nagu tundlik inimene sa oled, vaata, oleks võinud arvata, et võib-olla mina see on jällegi seksistlik niimoodi mõelda, et ma olen naisterahvas, et mulle mõjus nagu väga tugevalt see, aga Jimmile mõjus nagu täpselt samamoodi, kui me hakkasime sellest rääkima, meil oli mõlemal nagu iga fraas oli nagu jah, ma täpselt tundsin nõnda ja siis mul on paar sõpra, kes on vaadanud, kes on nagu, nad nagu kuidagi kaugenevad sellest väga kergesti, nagu aga see on ju telekas, neid asju pole ju olemas nagu, tegelikult analoogsed asjad ju toimuvad maailmas kogu aeg, kuskil on sõda kogu aeg, kuskil on nii ja naa, et see, et need on zombid, see ei tee seda vähem reaalseks, sest et täpselt samamoodi eriti, võib-olla see just ongi nii rets, et selles konkreetses osas olid inimesed omavahel nii vastikud, et need zombid üldse ei mänginudki seal mingit rolli. Sa ütlesid selle sõna ka, et sa vaatad, kuidas su sõpru notitakse ja tegelikult see ongi see empaatia. Sest sa läbi hooaegade oled saanud nendega sõbraks ja see konkreetne osa, seal juhtusid halvad asjad just nagu põhitegelastega. Ehk siis kellega sa elu sees ei oota, et juhtub, et kui Game of Thronesis sa oled nagu ära harjunud, et seal on igas osas, kes mu lemmiktüüpidest nüüd nagu ära sureb, siis Walking Deadis on ikka mingid võtmetüübid olnud nagu survive inud, sa oled niuksed asjad üle elanud ja siis tuleb nagu mingi nagu siuke surm, see on ikka rets. Ma ei tea nüüd kas peaks mingi spoiler alerti ka panema siia algusesse või mitte või mõnes mõttes on juba 3 nädalat vana osa, et nagu inimesed, kes nagu päriselt vaatavad, keda nagu spoilerid nagu kotivad või koti, need on juba ära näinud ja need, kes ei ole 3 nädalat viitsinud uut osa vaadata, nad ei olegi väärt seda, et neid hoiatusi. Okei. Et nüüd on nagu see aeg on nagu läbi. Ma arvan küll. Okei. Nojah, ma tegelikult ise olen ka praktiseerinud seda, et kui ma olen juhtumisi või meelega vaadanud midagi, mis on mind vaimselt kuidagi ärritanud ja tekitanud sellise halba tunne, et siis nagu otsa paar osa Simpsonit või midagi nagu kas see töötab või mõnesta? Rahustavamat, et see on mingi hulk sarju, mida ma vaatan peaasjalikult sellepärast, et nad on nagu see comfort food, sa oled harjunud neid tarbima, sa oled vaadanud neid ilmselt juba mitmendat korda vaatad. Mis sarjad need siis on sul? Simpsonid on kindlasti üks nendest, et aga nendest sa ei tunne nagu väsimust või seda, et nagu kõik need naljad lähevad juba mööda praegustest asjadest või on nagu liiga aeglased isegi, sest et mina just olen nagu Simpsonite sarnastest asjadest hakanud vaatama või vaatasin ära Rick and Morty. Ma ei tea, kas sa tead Rick and Mortyt? Oleme vaadanud, jah. Siis ja mulle vanasti meeldis ka Futurama ja kõik need analoogsed sarjad ja kuidagi on niimoodi, et iga kord, kui tuleb see uus asi, ma harjun selle tempoga nii ära, et mul on super imelik omakorda tagasi minna mingi American Daddy peale, mis tundub nagu nii aeglane ja issand, nagu ühtegi nalja juba mingi 2 sekundit ei ole olnud, sellepärast et iga nagu see uus asi on nagu veel tempokam ja nagu retsim kuidagi. See on ju kuidagi 10 aastagagi, et ma saan veel sellest aru, et kui vaadata näiteks, ma vahepeal hakkasin, me vist korra siin podcastis Jimiga rääkisime ka, et Eesti Netflixis oli võimalik hakata vaadata läbi kõik vanad Star Treki osad.
ja ma hakkasin nagu algusest vaikselt peale ja vot seal sa tunnetad selle meeletu vahe küll ära, kuidas see režii ja kuidas see lähenemine ja kuidas nagu kogu see nii-öelda sarja hingamine on hoopis teine, et antakse aega mõtetel settida, antakse aega mingitel emotsioonidel tekkida ka vaatajates, et sa nagu saad aru, et inimene nüüd on 5 sekundit on vaikus olnud ekraanil, ainult kuskil taga midagi piiksub, järelikult midagi mõeldakse, järelikult on mingi asi, millele tuleb nagu keskenduda praegu. Ja noh, ma väga vabalt kujutan ette, kuidas selline asi ongi igav, teda on nagu raske vaadata, sest järsku sa oled harjunud sellest nagu iga hetkega millegi toimumisest ja sa oled tagasi sinna, kus peaaegu nagu õieti midagi ei toimugi. Aga kas sa vaatasid läbi neid 60ndate asju või siis pigem nagu 90ndate, 80ndate? 60ndate seda original series. Sest mina proovisin nii, et 60ndate omad kusjuures ma neid suudan jumala rõõmsalt vaadata, aga need, mis nagu vahepealsed olid, neid on kuidagi hoopis raskem, sest 60ndate sarjas sa saad riideid vaadata, saad meiki vaadata, sa saad vaadatagi, kogu aeg mõelda lihtsalt selle peale, kuidas see tehtud on ja siin on mingi papist laev ja siin on see. Või kui kena mees William Shatner kunagi oli. No jah, aga need vahepealsed asjad on kuidagi siuksed, et ma ei tea, ei liha ega kala, sest et seal ei ole veel neid nagu neid juustuseid, nunnusid efekte ja seal ei ole nagu neid tänapäeva efekte ja kuidagi need nagu naised seal ei ole väga seksikad ja mehed on niisugused keskpärased ja ei ole nagu seda space nagu kuidagi lahedat nagu sensuaalset maailma, sest et ma vaatasin just veel 60-ndates olid ju väga hullud teemad, et seal olid mingid amazonased, kes olid väga ilusad ühes osas näiteks ja siis tuli välja, et nad söövad mingit pilli, mis muudab neid ilusaks, tegelikult nad on koledad vanamutid. Ja siis oli nii, et keegi ütles selle ühele naisele, et aga sa saad olla ükskõik, kes sa tahad olla, sul ei ole vaja seda pilli süüa, et olla ilus ja seksikas. Ja siis see naine sai enesekindluse ja muutuski nooreks ja ilusaks. Et see osa nagu rääkis lihtsalt sellest, et leia see enesekindlus nagu, et sul ei ole vaja mingeid drooge ega siukseid asju, ehk siis need teemad on nüüd ka seal ikka nii nagu mitmemõttelised, et ei ole lihtsalt, et lähme püüame nagu pahad kutid kinni, et mingid vastikud naised ahistavad mehi, vaid see oli ka nii, et nendel naistel oli hoopis siuke enesehinnangu draama seal taustal ja nad olid tegelikult narkomaanid. No Gene Roddenberry ju oma sarja luues, Star Treki luues väga palju ehitaski utoopiat, ehitas siukest ideaalset maailma, kus olekski siuke harmoonia, inimesed mõistaksid oma tegude tagajärgi, mõistaksid probleeme ühiskondades paremini, võttes, ütleme, vähemustesse kuuluvad näitlejaid, pannes nad küllaltki kõrgetele militaarpositsioonidele ja nii edasi, et see kõik oli seal olemas, aga mul on siuke tunne, et Star Trekiga on tihtilugu see asi, et see nüüd see kõige esimene, see 60ndate variant, on siuke kultusklassika, et tal nagu need asjad, mida sa mainisid, need nagu on need lisatõmbed seal, aga need vahepealsed osad nad on nagu sellele põlvkonnale, kes nendega üles kasvas pigem. Eestis ilmselt meie ei ole need põlvkonnad, isegi Ameerikas ilmselt me oleksime liiga noored, et olla need, kes just nende sarjadega üles kasvasid, oli ju veel hiljem päris mitu erinevat varianti seal Deep Space Nine ja mis kõik seal tulid veel, et meist jäävad ilmselt need vahepealsed osad natuke kaugeks lihtsalt ja seetõttu võib-olla nad ei ole tõesti nii huvitavad, aga just see 60ndate sarja puhul see tempo teema, et ma kuidagi isegi otsin seda nende sarjade puhul, mis mind rahustavad, sest ma ei tahagi, et toimuks kogu aeg midagi. See on sama nende Simpsonite, Futuramade asjadega, mida ma olen kordi näinud. Ma ei eeldagi, et ta annab mulle mingisugust väga tugevat sisendit kogu aeg või võtab mind kaasa. Tihtilugu on need sarjad, ongi see comfort, eks ole, et ta mängib sul taustaks, kui sul on, ma ei tea, ümberringi vaikus või rahulik või sa tahad nagu, et midagi sul kõrval mängiks. Jällegi see teema tuleb meie podcastis kogu üles, mul ei ole kodus telekat. Ma mõtlen selle peale, et jube tore oleks vahel, kui mul oleks telekas, aga samas, kas ma tahan telekat ja nii edasi, eks ole. Aga samas sul on päris suur arvutiekraan, ehk siis sa arvestades seda, et enamus televisioonist tulebki nüüd läbi Netflixi ja läbi mingi striimikanalite, siis ei olegi vahet, sa oled lihtsalt pigem eraldunud nagu uudisvoost, et sa aktuaalset kaamerat arvatavasti iga õhtu siis ei vaata niiviisi, et nüüd saan teada, mis ilm on homme ja mida Savisaar tegi ja mingid siuksed. Mul on tunne, et isegi kui mul oleks telekas, ma seda uudiseid ilmselt õhtut ei jõuaks vaatama, siis mul mängiks seal jälle mingi lollakas sari. Või siis su nägu kõlab tuttavalt. Üks kord nädalast sinna ei saa väga peale sattuda niiviisi ka. Jah, aga sellega ongi nagu see teema, et need comforting sarjad, mis seal nagu taga mängivad, et see võtabki sind korraks sellest virvarrist välja.
üks asi, mida ma hästi palju vaatan multikana, mis on siuke, mis tekitab mus hea tunde maailma kohta, on selline Ameerika telesari nagu Phineas and Ferb, mis on lastele suunatud multikas kahest vennast, kes teevad igast lahedaid leiutisi, nendel on nagu see keskne teema, et on suvevaheaeg, iga päev nad otsivad oma uut tegevust ja ehitavad mingeid lahedaid asju, siuke, see nagu rõhub sellele, et ma ei tea, insenertehnika on äge et asjade ehitamine või oma kätega tegemine on äge, et see ei ole nagu see, et nad on mingid maagiliselt võimsad ja nendel on mingid siuke eriomased võimed, vaid nad on lihtsalt targad poisid, kes oskavad kätega asju teha. Ja see sõnum mulle nii väga meeldib ja seal on mingi kuri teadlane ja muud siuksed lahedad asjad, mis nagu, et see on minu see nii-öelda rahustamis multikas. Ma ise tunnen kuidagi nii veel nende asjadega, et ma üleüldse üritan võib-olla uuesti, kui need ei ole just väga nostalgilised asjad, mitte raisata oma aega, et nagu üle vaadata mingeid asju, ma tean, et paljud inimesed vaatavadki nagu Friendsi läbi nagu väga paljud vaatavad Seks ja linna niimoodi, et kõva kettal ongi olemas kõik Seks ja linna osad ja vaatadki nagu seda, kui on nagu soov midagi vaadata. Või ma tean, üks isegi sõbrants vaatab Grey Anatomiat niimoodi. Et kuidagi inimestel on nagu see comfort zone seal kuskil, see nagu mugavuskoht, aga mina proovin kuidagi ennast sellest välja tõmmata, samamoodi miks ma üldse Walking Deadi nagu hakkasin vaatama, sest et tegelikult mulle see absoluutselt ei meeldinud ja vaatasin nii kaua, kuni nagu hakkas meeldima, seepärast et sa kuidagi, see on siuke väike nagu Alzheimeri ravi, et sa paned oma aju mingisugusesse võõrasse olukorda ja siis proovid sellega kohaneda, vaadata, kas sa saad hakkama ja siis läbi selle nagu avad enda jaoks mingi uue ukse ja hakkad nagu mingid siuksed hoopis teistmoodi sõbrad tekivad. Sõbrad selles mõttes mõtte, mingisugused sõbrad, uued mõtted, uued lähenemised mingitele asjadele. Et ma ei mäleta täpselt, millal ma seda tegema hakkasin, aga mingi hetk ma lihtsalt hakkasin niiviisi, et ei loe nagu ühte raamatut mitu korda üle ja ei vaata ühte nagu mingit filmi mitu korda. Hästi harva teen seda, aga muidu, kui mul on nagu see aeg, mingi 3-tunnine auk, siis tahaks nagu tutvuda millegiga, mida veel ei ole näinud. See oli siuke teadlik otsus, et ma vaatan nüüd midagi uut. No kui ma tagantjärgi mõtlen selle peale, arvatavasti on teadlik, sellepärast et mind natukene ärritas, kui ma nägin, et inimesed on kinni iseendas, kui nad olid oma enda nagu mingis tipphetkes oma mõistusega. Ehk siis jah, see on kindlalt mu lemmik muusika, see on kindlalt mu lemmik film, ma ei taha olla nagu seal kuidagi. Ma tahan, et tulevikul oleks alati mulle mingi uus lemmik anda, et ma olingi, mulle väga meeldib näiteks, ma ei tea, 5 element filmina ja siis ma mõtlesingi, et mul ei tule kunagi nii lemmikul filmis, on nii lemmik, see lihtsalt ei ole võimalik. Ehk siis ma ei taha olla enam kunagi suhtes olukorras, et ma olen nii lukus, et lemmikud asjad on otsas. Et tahaks olla nagu 80 ja siis olla nagu see on nüüd mul kõige lemmikum sari on just see sari. See on tegelikult hästi mõistetav nagu lähenemine just selles aspektis ka, et kui paljud meist tegelikult tahavad jääda kinni sellesse kuidagi iganenud seisundisse, et aga see toimub iseenesest ja see toimib just nagu 20. lõpus, 30. alguses, kui inimesed on otsustanud, et me oleme nüüd täiskasvanud, siis see ongi see täiskasvanud olemine ju. Et ma olen nüüd täiskasvanud, mul on nagu see konkreetne töö ja see, kui on džässkaar, siis käin just nagu džässikontserdidel, puhkontserdile enam ei lähe. Et see kõik on okei iseenesest, see üldse ei taha nagu kuidagi kõlada kritiseerivana mingi konkreetse elustiili suhtes, aga võib-olla on see sama case ka, et kui ma ütlen, et mu blogi on mingi uus ja ma olen nagu uute asjade siuke fänn, siis on igati loogiline nagu neid barjääre murda, et mitte olla nagu, et käin ainult hip-hopi pidudel. Ma ei tea, siis ma olen natukene igav, kui mulle ainult üks asi meeldib, et tahaks nagu põnevam olla. Muusika ja telesarjad olid paremad, kui mina noor olin, ja noored ei tea mitte midagi ikkagi õigest televisioonist või muusikast. Mul oli teismelise eas nagu selline tõsine hetk muusikaga, et ma olin nagu heavy mees ja kui sa oled nagu heavy mees, siis sa ei kuula ju jumalast mingit nõmedat popmuusikat või mingit softi džassi või midagi, et sa oled nagu kuidagi ennast ära defineerinud mingi siukse asja järgi. Minul käis see nagu niipidi, et ma otsustasin, et ma ei taha ennast defineerida mingi inimesena, et ma olen lihtsalt see, kes ma olen. Ma võtan sisse seda, mis keskkonnast tuleb ja hakkasid krungeks. Ei hakanud, see vist see faasi minust nagu, ma olin vist siis, kui teised olid siis ma olin vist liiga noor. Ja siis mulle meeldis Michael Jackson või mingi siuke värk, siis oli nagu, ma ei teagi, või mäleta enam nii kaugele. Ilmselt ma krunge ei olnud kunagi, mul oli nagu Jackson ja metal ja siis nagu kõik, ükskõik mis ette tuleb. Et sarjade puhul mul ei ole nagu sellist avanemist tekkinud või seal on pigem nagu see teema, et ma ei ole nagu hull
sarjade fänn, ma nagu juhtun asjade otsa, mis mulle meeldivad ja siis ma jään neid vaatama ja vahel seda juhtub tihedamini, vahel harvemini. Pigem ma olen nagu muusikafänn ja selles osas nagu avardan. Aga mis sarju sa vaatad? Sul on nüüd siuke filosoofia kohe võetud, et ma tahan nagu uusi ägedaid asju vaadata. Kõik sarjad maailmas ära näha. Ei, sükst päris ei ole, aga no mulle meeldib mõelda, et pigem nagu kvaliteetsarju, ehk siis kui on nagu päris mingi IMDb's, ma ei tea, mingi 2 punkti, siis, aga kui on Rotten Tomatoes nagu head punktid, siis on nagu jällegi peab nagu seal natuke. Samas see 2-punktine sari võib olla jube halb, aga nii halb, et siis tal on arvatavasti Rotten Tomato reitingus mingid kõrgemad punktid, mis hindabki selle põhjal, et see on nagu nüüd on nagu nii õudselt nagu veider ja halbade efektidega ja nagu siuke selles mõttes cool. Aga igasuguseid vaatan nagu nunnudest, sellistest elulistest semi-armastussarjadest on väga siuke lahe sari nagu Love, mis räägib lihtsalt natukene sellistest veits koledatest segaduses, mitte enam väga noortest hipsteritest, kes ei saa Ameerikas kuidagi armastuse leidmisega hakkama ja natukene deidivad ja siis kogemata üks paarike nagu armub ära, aga kuna kogu kultuur on rohkem nagu joomisele ja hängimisele orienteeritud, siis väga raske on kellega käima hakata ja lihtsalt siuke inimsuhte jälgimissari oli väga tore, aga see oligi lihtsalt üks hooaeg. See pigem võib-olla isegi need Netflixi sarjad on tihtilugu siuksed, et see hooaeg ongi nagu üks film. Et sa binge-watchid selle ära, sa lihtsalt vaatad ühte filmi hommikust õhtuni, ja väga raske on ennast nagu sealt ka ära tõmmata. Ja sarnane sari on Aziz Ansariga, kes on väga vahva näitleja, on ise sarja kirjutanud The Master of None, mis on samamoodi, on lihtsalt see Aziz kuskil Ameerikas, on ka siuke 30+ ja tahab nagu olla stand-up koomik, aga tegelikult ei ole ja hoiab oma õe lapsi ja Tinderis proovib deitida ja hästi sarnane meie elule, aga mingisuguse kiiksuga ja siis sul on natukene veits nagu tekitab sammu tundeid nagu Friends, et vot sellises sõpruskonnas ma võiksingi olla ja kõik on nii toredad ja tal on lahe mingi suur mustanahaline lesbi parim sõbranna ja kõik on nagu siuke väga põnev elu ja nagu äge elu. See kõlab natuke nagu kui ma ei tea, 10 või natuke rohkemgi aastat tagasi juba, mul on kõik juba 10 aastat tagasi või vanus on vist selline. No ma ütlesin, et sulle meeldib juba nagu teha ennast nii täiskasvanuks, et asjad on nii ammu. Asjad on ammu, et kui veel vaadati Seks ja linna sõpru, et siis need olid nagu kuidagi siuke glamuurne New Yorgi või Americana elu, et selline, et sedasi elavad nagu siuksed täiskasvanud jutumärkides, ma teen seda sõrmede värki ja ma tean, et siin ei ole kaameraid, aga et siuke jutumärkides täiskasvanud ägedad noored inimesed teevad siukseid asju New Yorgis ja need nagu siukest inimesed tahaks hängida ja teha ja samamoodi Seks ja linn siuke nagu siukse glamuurse eluga, aga samas ikkagi selliste igapäevaste probleemidega, naised sellises heas vanuses, eks ole, et milline nende elu on ja siis ma ei tea, kas püüelda selle poole või luua sellest omale mingi konstruktsioon, mis sulle meeldib või mitte. Et võib-olla nagu, et olgem ausad, need sarjad ju enam ei kõneta meid, elu ei ole enam selline, et võib-olla siis just see lähenemine, et otsime uusi sarju, mis on tänapäeval tehtud ja räägivad nagu päriselt tänapäeva inimestest. Ja, et inimesed natukene rohkem nagu seal nukrad ja natuke rohkem douchebagid, natuke rohkem siuke veits nagu mingi Woody Alleni vibe on nagu osadel sarjadel, et lihtsalt nagu juhtuvad mingid asjad ja siis kuidagi neid natukene lahendatakse, natuke ei lahendata, et selliseid sarja on päris palju ja hästi palju on ka toredad science fiction'id ka muidugi, aga mul ausalt öeldes niiviisi lambist ei tule nagu tõnk, et see, sest et tõesti nagu nii palju stuffi on seal, päris palju head animet on ka Netflixis kusjuures. Eesti omas ka või? Jaa, Eesti omas ongi, et minu arust üldse, kui Eestisse see Netflix tuli, siis oli niiviisi, et seal mitte midagi ei olnud ja siis nad hakkasid täiendama ja nüüd on nõnda, et täitsa siuke Jaapani valik on päris hea, nagu multikate valik on päris hea, et saab, et ma ei ole nagu nii-öelda pätti teinud juba väga ammu ja kuskilt nii-öelda midagi tõmmanud, et ma ikkagi just maksan ilusasti oma seda Netflixi maksu ja vaatan. Ja. Mul oli veel kuidagi nii, et see oli enne, kui Netflix oli Eestis ja enne, kui Netflix oli Rootsis, ma elasin mõned aastad Rootsis ja siis kuna see oli nii lahe kontseptsioon, ma tahtsin nagu seda Netflixi õudselt tarbida ja kasutada, siis ma maskeerusin enda internetiühenduse taha nagu Ameerikasse ja siis vaatasin neid Ameerika sarju ja mõnda aega, siuke lühike tore aeg oli veel Eestis ka, kus
Eestisse oli Netflix juba tulnud, aga ma sain veel kasutada seda nii-öelda VPN teenust, et siis vaadata neid Ameerika variante, aga kahjuks see küllaltki ruttu nagu rikuti ära see variant ja nüüd ma kuidagi, ma ei tea, kas ma ikka veel natuke nutan taga seda varianti või kuidagi on jäänud siuke tunne, et Eesti Netflixis nagu see valik pole ikkagi nii suur või nii vägev, aga see kogu aeg paraneb. Eesti Netflixist väga oluline, mida peab kindlasti vaatama, on inglise sari hoopiski Black Mirror. Ma näiteks ei ole kindel, kas ameeriklased seda vaadata saavad. Eks meil on päris hea nagu inglise sarjade valik ja hästi palju krimkasid, nagu need ma olen kõik ka läbi vaadanud, seda üldiselt on ühe hooaja kaupa, ehk siis on nagu üks manjak ja kui see nagu kätte saadakse, siis saab sari läbi. Aga need inglise sarjad on ka väga-väga head, ehk siis saab nagu detektiividele kaasa elada ja Black Mirror on omakorda selline väga-väga crazy science fiction futuristlik asi, et umbes meie ühiskond, aga meil on juba aju sisse internet programmeeritud ja meie silmad ongi juba kaamerad ja sa saad kõike salvestada, mis praegu toimub oma silmadega, värki-särki, saad kedagi blokeerida, näiteks lähed pruudiga tülli, blokeerid ta ära ja siis ta on lihtsalt nagu siuke sumin, kui sa teda vaatad ja ta ei saa suga rääkida, ta ei saa midagi teha. Ehk siis põhimõtteliselt maailm selline, nagu ta meil on, aga kõik asjad, mis sa praegu teed justkui online'is, sa saad teha füüsiliselt, sest et sa nagu see augmented reality on sul peas. Okay. Ja selle Black Mirrori siis iga osa on eraldi nagu lühifilm, et need asjad toimuvad natukene eri ajal, nagu 5 aastat sinna, 5 aastat tänna ja väga erinevates ühiskonnakihtides, et sa saad vaadata, kuidas nagu vaesed inimesed elavad, kuidas vanad inimesed elavad, kuidas ülirikkad inimesed seda tehnoloogiat ära kasutavad ja et mingid seosed nagu ikkagi on, et see sa saad aru, et see on üks maailm, aga algul nagu mingi 3 osa nagu veits juhtme kokku, et sa mõtled, et need on lihtsalt mingite noorte režissööride nagu nägemused tulevikust, aga siis vaikselt nagu saad aru, et ja see vist on ikka mingi tervik, lihtsalt toimub eri aegadel. Mul jäi tast nagu mulje, et ta on pigem võib-olla nagu vanasti oli Twilight Zone või siuke, kus oligi võib-olla üks osa, üks teema ja järgmine võis olla juba täiesti nagu need ongi nii erinevad olukorrad lihtsalt, et see ongi, et sa võid selles maailmas üks osa võibki rääkida sellest, kuidas on mingi vangla struktuur või inimeste nagu karistamise struktuur. Teine osa räägibki sellest, kuidas konkreetselt toimivad need filmkaamerad, mis inimestel on sisse monteeritud ja mida inimesed nendega teevad. Aga need on idee järgi sarja jooksul isegi hästi korraks võivad nagu näitlejad läbi lipsata nagu ühest või teisest osast või mingi laul, mida sa kuuled raadios ühes osas, on hiljem põhiteemaks teises osas, aga hoopis võib-olla juba järgmises hooajas. 10 aastat hiljem mängib sama lugu juba uudiskanal. Jah, et see on umbes niimoodi väga kavalasti seotud, kui sa korralikult niimoodi oled selline Sherlock vaataja, kellele meeldivad detailid, siis on väga veel lahedam vaadates, nagu ja, ma panin tähele, ma mäletan, see lugu oli mingi 5 osa tagasi. See aitab õudselt sellele ka kaasa, et siis sa vaatadki võib-olla mitu korda neid osasid läbi, et ei hakkad neid detaile tähele panema. Aga Black Mirrorit on tegelikult meile Jimiga siin saate kuulajad ka soovitanud. Mina ei ole veel vaadanud, ma ei tea, kuidas temaga on, aga ma natuke pelgan selles suhtes, et ta tundub selline niivõrd pliik või kuidagi siuke nagu ma pelgasin ise ka nii väga depressiivne või masendav. Ma pelgasin ta põhimõtteliselt, ma ise vaatasin ta ära 6 aega tagasi. Ehk siis ma pelgasin mingi üle aasta ajal. Aga lihtsalt see nimi nagu Black Mirror tundus nagu siuke liiga nagu ülepingutatud või siuke, et kas ma vaatan nüüd oma hinge ja nagu mis seal toimub. Tume maailm. Ja teiseks kuidagi juba see kuidagi avapilt, et kõik on mingi hallides riietes seal ja siuke tunne oli, et see on nagu liiga mingi võib-olla isegi teatraalne või liiga siuke mingi monoloogide peale üles ehitatud asi, et ma ei viitsi lihtsalt süveneda sellesse. Aga siis lihtsalt üks väljamaa sõbranna Facebookis kirjutas, et oh my god, uus hooaeg on väljas ja mingi pani treileri ja see on üks nagu tuttav, kellega meil kattub maitse nagu suht nagu 98% kõikides nagu naljasarjades ja multikates ja siukestes nii nagu eri valdkondades, et kui talle meeldib see, siis see ei saa nagu nii halb olla, et seal peab midagi olema, ehk siis tänu nagu tema soovitusele võtsin ennast kokku ja ei kahetse. No peaasi, et ei olnud seda tunnet, et pärast lähed jälle masendunult voodisse. Ei, seal mõned asjad on masendavad, aga mõned jällegi siuksed, et tõstavad siin nagu ülesse, et sa mõtled, et et jah, pluss just see sama tulevikuvisioon on see, et kuna me hetkel ei ole selles tulevikus, siis sa natukene võid tunda, et aga ma võin ise nagu kuidagi muuta oma tulevikku ja oma laste tulevikku ja kõigi tulevikku, et see niiviisi umbes ei läheks või mis iganes. Et see nii-öelda see halb visioon on seal kuskil olemas, et aga see on juba hetkel ka meie elus olemas. Ehk sama asi, et ma usun, et tänu igasugustele nagu VR-prillidele ja asjadele osad inimesed juba rõõmsalt on
lasknud, ma ei tea, endale mingi kateedri panna ja siis lamavadki voodis ja VR-prillid on peas ja ainult hängivad mingites 3D mängudes. Ehk siis nagu selline science fiction utoopia nagu pool nagu avatari elu elamisest, see juba toimub nagu niikuinii. Oled sa ise kunagi proovinud neid prille või asja? Jaa, olen proovinud, nad ei ole veel nii hea kvaliteediga, et sa nagu päris nagu oi, nagu ma ei suuda uskuda, et ma siin tõesti olen, aga kui sa kardad kõrgust ja mingid sellised asjad, siis muidugi on korraks nagu et all on mingi sügavik või mingi siuke asi, aga nad arenevad nagu tohutult kiiresti, sest ma proovisin ühtesid umbes 2 aastat tagasi, oli natuke piksliline, siis proovisin, seal oli nagu 3D mäng, kus ma ringi liikusin, nüüd proovisin mingeid Samsungi prille, kus sai nagu videot vaadata, mis on filmitud kaameraga, kus on siis 6 kaamerat, ehk siis ta filmib korraga nagu kõike, ehk siis sa saad nagu reisil nõnda käia, et ja mõnes mõttes see juba oli nagu parema kvaliteediga ja see kõik olenebki, kuidas see pikslid ja värgid nagu suudetakse nendesse prillidesse paigutada ja mis on väga tore üldse selle puhul on see, et inimesed, kellel on mingisugune haigus ja nad ei saagi liikuda, et nende jaoks on see kõige toredam viis, et kui sa oled aheldatud voodi külge, siis sa saad nende prillidega kuidagi liikuda ja midagi ette võtta, et siit tulebki nagu natukene see teema välja, et neid tegelikult ei ole nii väga vaja rikastele inimestele, kes saavad nii igale poole sõita ja kõike näha. Kes võid ise kohal aga võib-olla nagu koolis mingi ajalootundideks, et saad käia, ma ei tea, mingid vaaraosid vaatamas ja nii edasi, et kuna laste tähelepanuvõime nagu üha kehveneb, siis kuidagi seda tähelepanuvõimet nagu koondada läbi selle, et sa näitad neile ajalugu ja kõike nagu ülivingena, siis et nii-öelda õpikud oleksid sama tugevad kui filmid. Et niipidi seda kasutades on täitsa okei. Mul on endal nagu nukralt vähe kogemust sellega, et ma olen proovinud neid, mis toimivad läbi et nutitelefon ekraaniks tüüpi prille, mis on siuksed võib-olla siuksed virtuaalseks tuuriks või video vaatamiseks nagu päris head, aga ma olen kuulnud ka, ütleme, see tehnoloogia tipptase, kus need HTC Vive'id ja kes seal kõik on teinud, erinevad lahendused on juba nii, et ta ikkagi väga-väga täpselt suudab määrata, kus su pearuumis asub, kus sina nagu inimesena ruumis asud ja väga täpselt ka seda pilti sulle ette näidata, et inimesed ütlevad, et see hetk, kui sa nüüd lähed sinna maailma sisse ja su aju nagu harjub sellega ära ja see võtab jube kiirelt käib see asi ja su aju harjub ära, et sa oled nüüd selles maailmas ja siin on teised reeglid, et see kogemus pidi olema sarnane, olles inimesena, kes pole nüüd neid prille proovinud ja pole kunagi ka psühhotroopseid narkootilisi aineid proovinud, aga see kogemus pidi väga sarnane olema. No muidugi su aju saab mingi signaali ja arvatavasti hakkab nii-öelda teravnava mingisuguseid asju, mis muidu ei teravne. Ja, kuidas me siia nüüd jõudsime? Tulevikusarjad, tuleviku vaatav maailm, eks ole. Ma ei tea, kas sa oled näinud sarjadest, milles nimes on Black, kas sa oled näinud siukest sarja nagu Orphan Black? Jaa, olen. See oli siuke sari, mis mind kuidagi nagu väga ruttu tõmbas endasse. Alguses kohe nagu ta oli nii põnevalt üles ehitatud ja tehtud ja siis ma millegipärast kuidagi, ilmselt tuli mul elus mingi hästi kiire periood, ma ei jõudnud enam sarja vaadata ja siis mul jäi ta pooleli ja on siiamaani täiesti pooleli. Aga siis sa oled õnnelik inimene, sest et need edasised hooajad on väga ägedad, ehk siis sul on nagu mida oodata. Et see on tegelikult, ma vahel teen üldse nii, et spetsiaalselt jätan sarja pooleli, sellepärast et kui samal ajal ma tean, et midagi pole nagu ilmumas kuskil blogides ega asjades pole nagu olnud vihjeid ega trailereid, et mul on mingeid ajutoitu ja ajatäidet sarjade näol, siis ma jätangi pooleli ja vaatan kunagi hiljem edasi. Aga Orphan Blacki ma olin haige, mul oli mingi häälepalti põletik ja siis ma lihtsalt lesisin ja lasin nagu kõikidel kloonidel endast täiesti üle võtta ja seda ma ka ignosin ülipikalt, sellepärast et samamoodi see cover-foto oli sellel nii vastik, kuidagi see näitleja tundus nagu mingisugune imelik mutt lihtsalt nagu üle mängitud nagu eit, kes ei saa mitte kuidagi minu sarjasõbranna olla. Ja nüüd? Ja nüüd täiega on nüüd uus, täiega tore tädi. Kuidas sa nüüd ära hinda sarja tema pildi järgi või? Ma tean, aga samas mul on jällegi hea meel, et ma suudan nagu muuta seda arvamust. Et ma nagu oma peas olengi nagu tema eest nagu vabandust palunud, ta sai Emmy, nii et tal on selles mõttes kõik hästi, et minu see väike eelarvamus, et selle konkreetse näitleja karjääri ei mõjutanud mitte kuidagi. Mul on siin siuke kuidagi dilemma sees, et tahaks kuulajatele, kes pole neid erinevaid sarju, millest me oleme rääkinud, pole näinud, et tahaks mingil määral nagu tutvustada, aga samas ma ei taha ka nagu seda esmakohtumist nendega ära rikkuda, andes liiga palju informatsiooni. Et mida ma võin kindlasti öelda
Orphan Blacki kohta on see, et nii võrratut näitlejatööd nagu see peaosatäitja, see naine seal tal on hästi keeruline nimi, ta on mingi Katja something justkui nagu mingi Poola nimega, et me ei ole suutnud seda väga pähe õppida. Mul ei ole ka meelde jäänud, aga nii võrratut näitlejatööd nagu just telesarjas eriti ma pole kuskil väga pikka aega näinud, et noh, selliste keeruliste rollidega. Ja ma imestan, et teda pole kuskile nagu filmidesse võetud. Võib-olla sellepärast, et ta ongi nii ebastandardse välimusega, et ta on nagu suht lühike ja tal ei ole mingeid üli nagu naiselikke kehavorme ja ta nagu pigem näeb siuke ida-eurooplane välja, et ta ei näegi välja nagu mingi siuke Ameerika tavalised nagu starletid, et võib-olla sellepärast ta ei ole filmidesse pole saanud. Seda Hollywoodi looki. Aga see on Kanada sari. Jah, see on Kanada sari, aga kui ma vaatasingi nagu YouTube'is tagant järgi, kui ta Emmy sai ja seal olid teised nagu Robin Wright ja mingid siuksed ülivinged naised olid pandud siis selle auhinna peale nominentideks ja siis nemad minu arust ka ei teadnud, kes ta üldse oli, kes ta läks lavale, kõik olid mingi what? Ja samal ajal nagu naeratasid, aga kõik naeratasid ja plaksutasid, nagu näod olid küll siuksed, et kes see on nagu seepärast, et ta näebki välja nagu siuke naabritüdruk lihtsalt ja selle võrra see näitlemine ongi veel kõvem, et ta suudab nagu transformeeruda igast asjadeks. Kuulates sinu juttu nagu nende sarjade kohta ja selle kohta nagu mida sa jälgid sarjades, siis huvitav ongi see, et seoses sinu teiste eluvaldkondadega, igasugune disain, riietus, see blogikultuur ja need asjad, millega sa tegeled, et sa nopid nendest sarjadest välja siukseid huvitavaid asju, mille ma pole kunagi suutnud mõelda, noh kas või see, et seal plakatil nägi see naine kuidagi nii apeteeriv välja, et nüüd see sari nagu ei tundu mulle meeldivat ja samamoodi nagu teistes sarjades, et noh, Star Trekigi puhul, et mis neil seljas on ja kuidas meik on tehtud, et see on sinu jaoks oluline ilmselgelt, et kui palju sa seda nagu vaatad või välja otsid sarjade puhul? Ma arvan, et päris palju, aga see ei ole nagu esmatähtis, sellepärast, et üldiselt kui asjad on nagu väga hästi tehtud, siis ei pane neid tähele. Aga kui on selline ajastusari, siis niikuinii vaatan, sest et mulle lihtsalt väga meeldivad igasugused ajastu stiilid, ehk siis kui keegi proovib nagu 80-ndaid teha, siis nagu see on väga põnev lihtsalt vaadata, et kas või mitte ainult riietuses, vaid mis nad seal söövad ja millised nagu on mingisugused krõpsupakid ja kõik sellised, et kas see kõik on nagu lõpuni nagu tehtud. On oma töö nagu korralikult ära teinud. Selles mõttes on a la Stranger Things ülikõva sari jällegi ja seda saab ka Netflixist vaadata, et kus on siis siuksed Steven Spielbergi aegsed poisid on tänapäeva poistest tehtud ja kuidas see casting on tehtud, et inimeste näod on isegi seal sarjas nagu nad on 80-ndate näod, nagu tänapäeva lapsed ei näe siuksed välja, et noh, päriselt ka nagu mitte soengute ja mitte asjade pärast, vaid kuidagi füüsiliselt inimene ju ka kogu aeg muutub nagu olenevalt sellest nagu mis me sööme ja kuidas mingisugused toimub mingisuguste rahvuste liikumine ühest riigist teise ja nii edasi, siis inimene ikka muutub oma nii-öelda välimuses ja need Stranger Thingsi poisid näevad välja nagu 80-ndate Ameerika poisid, et üldse mitte nagu mingid tänapäeva poisid. Ma ei ole selle sarja peale juhtunud, aga sarnane oli sari, mis mul on nüüd praegu veel pooleli Netflixi ka toodetud The Get Down, kus siis räägitakse New Yorgi hip-hop kultuuri. See mulle üldse ei meeldi. Üldse ei meeldi? Aga sa vaatasid seda? Vaatasin mingi 3 osa. Mõtle, pühendan oma elust 1,5 tundi asjale, mis üldse ei meeldi. See oli isegi rohkem kui 1,5 tundi. No seal näiteks häiribki see, et ma kusjuures võrdlesingi seda oma peas ka Stranger Thingsiga, et Stranger Thingsis on nagu muusika tellitud ajastudruu on ju, nagu mingid toidud, asjad, stilistika, casting, teema nagu see, kuidas on filmitud, kuidas on värvid keeratud, kõik asjad, et sa tõesti oled siukses nagu E.T. nostalgias, kui sa seda vaatad, et see on lihtsalt nagu uskumatu, kuivõrd nagu siukseid nagu meie vanuseid inimesi, see viib nagu väga nostalgilist aega. Aga see Get Down on see, et riietes on super palju möödapanekuid, jumestuses, muusikas nad millegipärast panid väga palju nagu tänapäeva R&B-d, mitte tolle R&B-d, ehk siis kui sa teed nagu muusika ajaloost filmi, nagu miks sa topid nagu neid miks sa vale millennial nagu sound'e sinna, kus on sealt on nii palju muusikat võtta, et ja siis ma nagu tunnen kohe, et nad on tehtudki selleks, et müüa neid uusi tracke, et siis inimesed tuleks nagu, lähme kõik Get Downi mingi muusikali vaatama ja ostame mingi iTunesist neid laule ja trallalala, ehk siis see sari on lihtsalt väga suur reklaam. Ja siis, ja värvid on ka keeratud, kõik siuksed kirkad ja rõõmsad, et noh, näebki välja nagu reklaam. Ehk siis ma nagu tunnen ära, et mind üritatakse nagu tõmmata ja siis ma ei taha seda vaadata. Huvitaval kombel jällegi see, mina ei ole üldse seda tähele pannud. See oli lihtsalt nii ilusad värvid ja kõik on nii hästi.
ma nagu vaatan, et kui äge nagu vaadata siin inimesed tantsivad ja tundus nagu, kuidagi see peategelane tundus sümpaatne, hästi paljud kõrvaltegelased tundusid ääretult ebasümpaatsed, see tekitab see us versus the world kuidagi siuke tunne ja see konflikt, mis seal tekib ja muidugi see kogu selle maailma konflikt, või see kuidagi nagu õudselt tõmbas enda sisse. See oli nii palju ebameeldivaid tegelasi ja siis mõni siuke meeldiv tegelane, kelle puhul sa õudselt loodad seda, et see on siuke ka väga klassikaline viis nagu seda emotsiooni välja tirida, et teeme siis selle nagu üks siuke redeeming tegelane ja teised kõik on nagu maailm tema ümber on nagu kohutav. Aga olles siuke õudne Motowni pede, et siis see vägagi nagu tõmbas. Aga seal on nii vähe Motowni, selles ongi see pettumus. Selles ongi, et nad pigem mängivad seal nagu tänapäeva nagu USA nagu chartide hitte, mis on nagu veits feigitud, nagu nad oleks Motown ja siis nagu paar nagu siukest miksitakse sisse nagu vanakooli soundi, võib-olla see on hoopis selle jaoks, et noored kuidagi sööks seda Motowni, et nad muidu ei suuda, et kui sa üldse ei pane sinna mingisugust tänapäeva värki sisse. Kõik tahavad Motowni alati. Aga jah, lihtsalt võib-olla see pettumus mul tuli sellest ka, et ma ootasin, et see tuleb nagu sama autentne kui Stranger Things, et praegu on sarjades ongi see retro nostalgia nagu pop teema ja siis lihtsalt nad ei teinud seda autentselt, et tegid nagu rohkem, et see on siuke mash, et tänapäeva ja vanakooli mingi siuke ajaloo jutustamine sellisel kombel, et see oleks nagu kergemini kuidagi söödav. Nüüd ma olen kurb. Ma olen väga kurb. Ma tundsin nii hästi selle sarja pärast. Ilmselt ma vaatan ta ikkagi lõpuni. Aga ma olen nagu selles osas nõus, et seda ajastut nagu ei oleks vaja kuidagi pimpida. Ta on juba nii värvikas lugu, mida rääkida, see muusika, ütleme nii see hip-hop tollest ajast kui R&B, kui kogu Motowni produktsioon. Et see nagu tegelikult ei vajaks seda moderniseerimist, minu arvamust mööda. Aga võib-olla see on jälle see, et ma olen nagu selles vanas kinni, siis võib-olla produtsendid mingi artistide ja näitlejate seas on mingid tänapäeva artistid on ju, ehk siis tänapäeva mingid hip-hopperid on sinna topitud, nagu nad oleksid tolle hip-hopperid ja see kõik tekitab siukse segadusse, natuke segapudru. Ma olen küllaltki alguses, ma pole võib-olla tähele pandki seda. Ei, seal tuleb või ma ei tea, kui alguses sa oled, aga ma proovisin vaadata ja ka tegelikult mul nagu halb ei hakanud sellest otseselt, et ja ma nagu ootasin, et kas nüüd hakkab meeldima ja nagu kas see kuidagi seal mingi love star areneb, et ma ikkagist nagu olen piisavalt sükke, et ma olen igast asja võimeline vaatama, kui nagu ükski asi nagu klikib, siis juba läheb, aga kuidagi ei läinud. Vaata jällegi huvitav see, et kui osata nagu rohkem tähele panna neid detaile, mis seal toimub, ütleme ka selle, ma ei tea, kultuuri, moe, kõige osas, mida teadlikum oled, seda põnevam vaadata, aga see vahel nagu rikub mõned asjad kahjuks ära ilmselt. Jaa, täiega, nii ongi. Ma näiteks arvan kõikide filmide lõpud ka ära ja siis ma kohe küsin alati oma mehe käest, et tahad ütlen sulle või ära rikku teise jaoks siis ära. Ei, see on, kui näiteks iga film on ju, ma lihtsalt ütlen, et see tüüp mingi tappis selle ära, siis nagu tegelikult on nagu see ja siis nad püüavad ta niimoodi kinni. Võib-olla sa peaksid ise nagu siukseks Sherlock Holmesi laadseks siukseks tegelaseks hakkama, nagu päris elus. Nagu päris elus. Ja mul kahjuks ei ole nii palju draamat päris elus, muidu saaks kindlasti hästi hakkama, et kui inimesed oleks Eestis nagu siuksed rohkem nagu italianod ja viitsiks nagu üksteist mingi petta ja tappa ja teha mingeid siukseid asju, siis kindlasti saaks lahendada mingite detailide tähelepanemise läbi. Samas ma olen ka jällegi õnnelik, et nii ei ole. Jaa, ei muidugi. Aga ma kujutan ette, et kui sul sõber või sõbranna tuleb sinu juurde ja räägib, et oi, mul on uus, eks ole, kaasa ja me teeme neid asju, siis ütled talle, tahad, ma ütlen sulle, kuidas see suhe lõpeb. Ei, ma vanasti ütlesin küll siukseid asju. Aga nüüd ma lasen settida nagu, et lasen just ise siis. Tuleb jätta müstikat ellu natuke. Muidugi, ja pluss jällegi kõik võivad ju üllatada ka. Ühe korra ma olen eksinud ka, ma ütlesin, et see tüüp on täielik sitapea, siis tuli välja, et on jumala tore tüüp, jumala siiamaani on piinlik. Vähemalt sa tunnistad seda endale, vähemalt sa oled nõus, eks sulle arvamust mõõtma. Muidugi. Inimestest rääkides laiemas perspektiivis, sellepärast, et üleminekud on väga keerulised ühelt teemalt teisele. Nagu, inimestest rääkides või üldsegi, millest inimesed räägivad, siis kuidagi juhuse tahtel või ütleme lihtsalt kokkusattumusega täna sa oled siin just väga hiljuti, võib-olla isegi tegelikult tänasel päeval jõudis poodidesse raamat Lolle küsimusi pole olemas.
see on, ma saan aru, et selle kirjutanud küll, selle nagu sisu on sinu õde, aga sinu poolt on siis see visuaalne pool, see disain, need joonised, asjad. Räägi sellest raamatust natuke. Õde on mul siuke lahe tüüp, kes on eluaeg välja mõelnud hästi palju nagu siukseid lõbusaid, täiesti sellest nagu maailmast väljas olevaid lugusid. Ta on näiteks kirjutanud mingeid väikseid novelle Nirgist ja Hüäänist, kes on natuke nagu võib-olla krokodillgeena, et elavad inimeste keskel ja ajavad oma asju ja nad on sellised täitsa nagu korralikud täiskasvanute novellid, lihtsalt peategelane on Nirk ja Hüään, ehk siis umbes nii nagu läheneti kirjandusele, ma ütleks mingi 70-ndatel, et asjad ei ole alati nii-öelda nii selgelt need, mis nad on, et minu arust tänapäeval nagu nii väga niimoodi ei kirjutata, et inimestele ei omistata mingeid loomade selliseid omadusi ja asju ja rohkem on moes nagu siuke väga naturaalne kirjandus, et räägime nagu super ausalt ja mingi, olemegi nagu samamoodi nagu siuksed Walking Dead vastikused nagu näitame nagu maailma nii koledana, nagu ta on. Ja just, et ei ole nagu metafoore nii palju. Ja lapsena ta kirjutas igasuguseid siukseid koondlugusid. Ma arvan, et päris mitmed nagu tänapäeva kirjanikud on tegelikult seda teinud. Kirjutas siukseid, et Captain Planet koos Tarzaniga tegid ühistiimi ja siis nagu tegid mingeid asju ja fanfiction siis, ja nagu fanfiction, kus olid segamini nagu nõukategelased, mingi Soome multikategelased ja kõik tüübid, kes vähegi meeldisid ja raamatutegelased siis ka. Ja need olid ka väga-väga lahedad lood. Ma arvan, et see kogumik peaks ka ilmavalgust nägema, see kõlab nagu küll väga super ägeda. Kuigi see Lolla küsimusi pole olemas, on küsimuste raamat, kus on 200 küsimust, siis selle taust on tegelikult see, et Anne on nagu väga-väga loov kirjutaja ja see on nagu siuke rohkem nagu siuke mäng või selline abiraamat, aga ma arvan, et tal peale seda võiksid ilmuda veel mingid palju-palju hullemad asjad. Aga see on siis rohkem selline siuke vestluse ärgitaja ja hästi vahel nagu juhtub nii, et osad inimestega ei ole mitte millestki rääkida, siis siit sa võtad lihtsalt mingi mis iganes küsimuse ja need kõik küsimused, mis seal on kindlasti kas vestlust ärgitavad või sellised, et sa saad selle inimese kohta midagi sellist teada, mis sulle kas väga meeldib või väga üldse ei meeldi. Ehk siis saad ruttu selgeks, kas sa tahaksid olla selle tüübiga sõber või ei tahaks. Ja minu arust kas ta on juba mitu vist erinevat varianti jutustanud, kuidas ta selle mõtte peale tuli, et see teha, aga põhimõtteliselt oligi vist reisil olnud ja reisikaaslaselt hästi palju küsinud, sellepärast et reisikaaslane väga ei tahtnud ennast kuidagi avada ja siis sa küsidki nagu, et et mingi et mis sul lemmikjäätis on siis ja mis sul nagu see on ja mis sul see, hakkad nagu siukseid nagu hakkad nagu lihtsalt siukseid küsimusi, räägime nagu millestki nagu, et ja siis vist see saigi nagu täitsa reisi peal alguse, see konkreetselt nagu esimesed küsimused ja lapsest saati me oleme niiviisi teinud, et tema midagi mõtleb välja ja mina midagi joonistan sinna juurde ja mingi, ma ei tea, mängisime arvutimänge, mingi ütleme Doomi või mingi Duke Nukemit ja siis ta oskab väga hästi mängida neid vanakoolimänge, hetkel ta nii väga palju enam ei mängi, aga tal kuidagi on see, et ta nagu ei karda või ei kartnud nagu lapsena seda, vaata kui ekraan läheb punaseks ja siis sa tead, et ma olen mina alati lülitasin lihtsalt arvuti alt välja nupust, ma olin nagu, ma ei saa, mul on nagu südamerabandus, aga tema nagu ei jõudnud nagu sellistesse punktidesse, tema oli nagu okei, ma suudan ikka välja robeleda ja lähen nagu siit nagu järgmisesse mingisugusesse käiku ronin sisse. Leian ja siis, kuna ta saigi nagu nendesse väga lahedatesse levelitesse, siis me panime pausi arvutil ja siis ma joonistasin neid leveleid ülesse. Sellepärast, et me ei saanud printerit, vaata ei olnud, midagi sugust ei olnud ja selleks, et meil jääks see nagu tuus moment meelde, et me saime nagu siuksesse kohta, siis me koos niiviisi mängisimegi, et mina istun kõrval, tema mängib mängu ja siis mina joonistan mingeid asju ülesse ja siis tegime nagu siukseid mängude nii-öelda kaarte ja juhiseid ja mingeid selliseid asju. Kui äge, seda ma polegi kuulnud inimest. Ma tean küll, et nagu vennad, õed, sõbrad istusid koos ja mängisid tavaliselt küll see, et kes see siis nüüd mängib ja kes ei mängi, et siuke võimuvõitlus, aga sellist nagu koostöömomenti, et printerid pole, et keegi peab ju nagu ikkagi dokumenteerima seda, mis siin praegu toimub, et siuke uue maailma avastamine. Siuke Lasnamäe kroonika. Ja siis me unistasime alati, et disketi august tuleb näts välja, kui sa hästi kaugele levelile jõuad. Et see on täpselt siuke nätsukujuline, vaata disketi aus. Ja siis oli suurim unistus, et kui me nüüd kõik mängud läbi teeme, siis võiks tähega näts välja tulla sealt august. Seda kunagi ei tulnud. Ma arvan, et see oleks olnud, ma ei tea, kumb siis nüüd see vanem õde on, aga see oleks nagu vanem õe kohustus olnud see sinna korra ära peita ja siis niimoodi õigel momendil välja võtta. Aga siis ongi, et meie jaoks siis see
see konkreetne raamat oligi väga sihuke sedapidi nunnu projekt, et läksime nagu super ajas tagasi, et tööalaselt me ei ole praktiliselt üldse projekte koos teinud, kuigi tema on ka nagu copywriter, ehk siis ta töötab selles reklaami- ja disainimaailmas kirjutajana. Mina töötan siis väljamõtlejana / disainijana, aga me oleme eluaeg olnud erinevates firmades, pole neid asju üldse koos teinud ja mis on hea ka, sest et täiskasvanust peast on juba piisavalt erinevad vaated nendele asjadele, et see võib-olla keeraks tülli, kui on kaks nagu nii tugeva nägemusega inimest üritavad oma asja ajada. Aga kui on jälle nii lihtne ülesande püstitus, et üks kirjutab ja teine joonistab ja seal ei olegi mingit vaidlusmomenti sees, sest et seda ei ole võimalik valesti teha, siis see oli täpselt sihuke lapsepõlve nagu tegevust meenutav asi mulle vähemalt. Ehk siis lugesin neid jaburusi, mis ta välja mõtles ja proovisin neid siis lahendada läbi joonistuste. Ja mis on nende joonistuste puhul nagu oluline see, et tegelikult neid on natukene raske teha, sellepärast, et kui on mingi, no ma ei tea, kas on olemas naiste tööd ja meeste tööd? Kas oled kasutanud ära oma sugu, et mõnest tüütust ülesandest kõrvale hiilida? Noh, mida sa joonistad siia? Jah, hea küsimus tõesti. Ehk siis, et need ei ole nagu sellised kirjutised, et nüüd joonistan ühe kala või nüüd joonistan mingisuguse lille, et need on pigem sellised, et iga see joonistus on nagu pigem nagu koomiks, sellepärast, et ta peab sisaldama endas nagu osa sellest küsimusest ja osa sellest vastusest ja ma alati ei tahtnud kõikide joonistustega vastata nagu kõige esimest mõtet, mis nagu mina vastaks. Ma proovisin, et vastan nagu keegi teine, siis küsin kelleltki teiselt selle sama küsimuse, vastan nii nagu tema vastaks, et need 77 joonistust on seal kokku, et kõik need joonistused oleksid natukene siuksed erinevate inimeste vastused, mis sisaldavad samas ka küsimus endas. Et selles mõttes see oli siuke challenge, et päevas tegin mingi 5 tükki. See on isegi päris kõva tegemine. Ja ma ei ole mitte kunagi elus nii palju päevas joonistanud. Eriti nüüd, kui ma olen mingi 10 aastat teinudki oma nagu disaineri tööd, ma teen nagu logosid ja kontseptsioone ja käin koosolekutel ja mul siuke tuudeldamine nagu pidev nagu märkmikusse joonistamine on jäänud pigem kuhugi ülikooli aegadesse nagu vanasse aega, et enam ei olegi aega selle jaoks, ehk siis selles mõttes oli ka siuke väga hea ajutrenn, et käetrenn, ajutrenn nagu kogu aeg mõelda välja mingeid väikseid lahendusi täiesti jaburatele probleemidele, mis tegelikult ei ole nagu minu elu probleemid ja väga-väga lahe oli. Et võib-olla isegi natukene nagu igatsen seda, et nüüd ei ole sellest trükiminekust saati ei ole joonistanud. Ma ei tea, kui tegelikult see on väga vale lause algus, ma tean tegelikult küll, kui raske on vahel inimestega rääkida või neid teemasid leida. Ma olen elanud suure osa oma viimastest, ma ei tea, 5-6 aastast mulli sees selles mõttes, et Rootsis ülikoolis olles oli nagu, ma väga palju ei pidanud olema kursis sellega, mis toimub väljaspool ülikooli selles ühiskonnas, et ma ei pidanud rääkima poliitikast või ma ei pidanud oma diskussioonides nagu kuidagi siuksele igapäevasele temaatikale üldse minema. Meil oli alati millestki rääkida, me pidasime mingeid tundide pikkusi vestlusi töö tegemise asemel, sest ülikool istusime ja seletasime mingitel ülitehnilistest lahendustest või mingitest uutest tehnoloogiatest või need 2 asja kõlasid täpselt samamoodi. Ühesõnaga me rääkisime väga palju teadusest ja tehnikast, ma ei tea, parandasime seal oma arust maailma probleeme, need teemad olid siuksed suured ja laiad ja siis, kui mu kraad sai kaitstud ja ma tulin Eestisse, siis ma kuidagi järsku tundsin ennast sellises, et ma olen jälle nagu tagasi ühiskonnas või kuidagi nagu tagasi igapäevas tagasi sellistes teemades, mis mulle võib-olla nagu seda poolt või seda nagu sellist teistlaadset mõtlemist või siukseid uusi teemasid kuidagi ei pakkunud enam, et nagu tuli jutuks igasugused mingid igapäeva poliitika teemad ja kui nagu tõesti millestki pole rääkida, siis ikkagi et mingi täna on enam-vähem ilm ju ja peale vist sellist aega peab natukene uuesti nagu tutvuma oma kõikide vanade tuttavatega ka, see on ka hästi keeruline moment, et kui sa ütled, mis siis toimus vahepeal? siis on nagu, no ei tea, väga igast asju toimus. Inimesed ei oska vastata ka kuidagi, kui nagu nii ümmarguselt küsida, siis tuleb samasugune vastus vastu. Ja raske on rääkida ka ikkagi, ma olen küllaltki sotsiaalselt ebapädev inimene, et selles suhtes, et
ma pean olema kontekstis, mis mulle dikteerib olukorra. Et kui ma nagu lihtsalt pean järsku kellegagi niimoodi juttu tegema, et see on nagu, mul on kuidagi meeles siuke olukord, kus ma vaatasin, kuidas Raekoja platsil esineb meister Jaan oma parmupillikavaga ja väga nautisin seda, tegin tast mõned pildid ja me olime nagu varem suhelnud ja ma nagu mingil määral teda teadsin, aga me ei olnud nagu mingid väga lähedased sõbrad või nii. Ja ma nägin, et tal oli nagu terve suur hunnik tehnikat kaasas ja ta tundus, et ta on nagu täiesti üksi sinna kuidagi sattunud. Ja siis ma pakkusin välja, et tšau, et ma aitan sul võib-olla tastida, et kuhu sa minema pead, et takso peale. Ja siis selle aja, kui me nagu vedasime seda pillikasti, siis me kuidagi niimoodi püüdsime, et kuidas siis, et tütar elab ja et ta nüüd seal Vilsandil või et sa enam Rootsis ei ole, ei nüüd ikka Eestis ja kuidas sellega. Ja siis ma kuidagi, et see oli nagu selles suhtes siuke olukord, et siis me jõudsime selle taksojaama ja siis ma kuidagi nagu tundsin, et ma olen kuidagi selle vestluselt nagu läbi kukkunud või et ma olen nagu omalt poolt kuidagi väga kehvasti ja mõtlesin, et edu sulle siis ja tšau. Ja siis ma tundsin ennast kuidagi nii halvasti sellepärast, et ma läksin pärast koju ja kirjutasin talle, et kuule, et sorry, et ma olen kuidagi väga sotsiaalselt ebapädev, et ma ei osanud nagu kuidagi, et ma jätsin lihtsalt. Aga samas ta ise vist ei ole ka hull nagu jutumees, ehk siis see peaks üldse ennast nagu halvasti tundma. You did your best. Me mõlemad püüdsime, aga et võib-olla selline raamat ongi nagu kuidagi abivahend sellisteks olukordadeks. Ma palusin ta sulle täna kaasa võtta ka, et kes teab, vaata me siin Jimiga oleme seda saadet nüüd teinud ja juba leidnud oma sellise groovi üles. Et me nagu nüüd juba teame, et kui me maha istume, siis ilmselt me suudame rääkida mingi päris pikalt. Kui me nüüd nagu seda ajalist piirangut üldse peale oleks, ilmselt me siiamaani räägiks alates esimesest osast. Aga siis mul oli nagu kogu aeg siuke kõhus õudselt keeras, et täna on ju täiesti uus inimene, kellega ma pole varem üldse pidanud rääkima või pole siukest olukorda ette tulnud, et võib-olla ei olegi nagu nüüd millestki rääkida või võib-olla ei sattu teema peale. Ma olen väga õnnelik, et seda ei juhtunud ilmselgelt, aga et see raamat oli nagu selline, mõtlesin, et okei, et siis on olemas need küsimused, millest siis nagu alustada seda juttu või kuidas see nagu veerema saada. Aga võib-olla proovime paari küsimust. Ma ei tea, kas ma küsin sinu käest. Küsi jah, et sinu nagu siuke, sinu teema. Ja siin on nii raske valida. Võib-olla on, ma arvan, see ongi natuke nagu mäng, et peaks kuidagi nagu, sa ütle stopp, ma teen silmad kinni, sa ütle stopp. Okei, teeme nii, stopp. Siin on nüüd 2 küsimust ja ma teen tõk, sa ütled stopp. Stopp, okei, nii. See on väga imelik. Ma küsin selle eest, ma küsin selle, mis on kõrvallehel, sest see kõrvallehel on nagu sa võid mulle pilti ka näidata. Siin sellel küsimusel ei ole pilti, teisel on. Mis magustoit sa oleksid? Mis magustoit ma oleksin? See kõlab nagu rohkem nagu flirdikaardid, mitte see raamat, mis ma kirjeldasin enne tiipidest vestlustest. Aga samas see on ikka huvitav nagu, sest see magustoidu poolest sa pead arvestama väga mitme asjaga. Ja mitu aspekti. Minul toit ei seondu kuidagi või seostu kuidagi nagu seksuaalsust. Ei, karakteersusega ta peab seostuma. Ei, ma lihtsalt mõtlen seda, et see flirdi teema, et mul need asjad kuidagi ei seostu. Aga kui ma peaksin mingi magustoit olema, siis ilmselt ma oleksin kohupiim. Mulle õudselt meeldib kohupiim ja kuigi ma olen laktoositalumatu, siis õnneks kohupiima saab ka ilma laktoosita toota. Aga samas see ei ole nagu päris magus, kui sa mõtled nagu... Kohupiim suhkruga on magus. Ja suhkruga ja eriti kui seal maasiga, kes sel ka veel juures on. Ehk siis sind ei saa nagu restoranist on ju, sa oled siuke poe... Kohupiima ei saa enam restoranist. Muidugi sa ei saa lihtsalt osta magustoituna kohupiima, sa saad osta mingid crème brûlée, vaata, mingi brownie. See läheb mu lihtsa karakteriga nagu kuidagi kokku. Ehk siis ongi ikka see kohupiim, siis läbi selle võib tõlgendada nagu igate moodi seda värki. Kindlasti ei ole mul seda karismat. Samas sulle võib mingi rosinaid sisse visata nagu läbi segada. Ja täpselt, ma olen adapteeruv, aga kindlasti ei ole ma nii fancy. Ja sinust saab teha teisi magustoite. Nagu igast cheesecake'i ja nii edasi. Kisselli juurde ja kohe on nagu palju parem. Et ma seda crème brûlée karismat ma ei peaks välja. Aga mis magustoit sina oleks? Issand, mulle väga meeldib pesee. Aga selline pesee, mis on seest natukene nagu venib, vaata. Et väljast nagu krõbe, aga seest venib. Siuke kõva koorega, aga flexible. Kõva koorega flexible. Plus see, et nagu sa ei tea kunagi, kumb ta on, vaata. Kui sa poes hakkad peseed ostma, siis sa kunagi ei tea, kas nad on nagu üleni ära kuivanud nagu vastikud peseed, aga need näevad välja ilusad. Või nad on nagu need peseed, mis on nagu nii väljast kui seest sama head. Väga hea vastus. Aga ma ei ole varem selle peale muidugi mõelnud, ma lihtsalt praegu improviseerisin. Ja siis teine küsimus on, millise maailma lõppu sa valiksid?
arvesta sellega, et lõpu saabumist ei ole võimalik ära hoida. Ja siin on üks nii-öelda võimalik maailma lõpp on joonistatud. Ja siin ma siis kuulajate jaoks nagu selgitan, et siin on meie planeet Maa koos oma kaaslase Kuuga ja meie poole tuleb siuke sellest maast ikka kordi suurem meteoriit. Ja see võib olla isegi päike, kui ma nüüd vaatan, et päike kukub lihtsalt meie peale. Aga võib-olla on see meteoriit. Kui ma joonistasin, ma pidasin silmas meteoriiti. Okei. Kas see on nagu selline, et ma pean nagu välja mõtlema kõikidest võimalikest maailma lõppudest mingi... Ei, sa valid lihtsalt, millises maailma lõpus sa soovid nagu osa saada. Sellest on ka päris palju filme vaata ja asju tehtud, kas sa tahad nagu oma kallima inimesega lihtsalt voodikeses kallistada ja siis maailm saab lihtsalt otsa, et ma kujutan ette, et kui meteoriit kukub maa peale, siis enam-vähem nii juhtubki, et see on lihtsalt siuke, sa ei tunne valu, sa ei tunne midagi või sa tahad midagi muud, mul on endal, sellele ma küll vastasin täiega oma peas ära, kui ma raamatut kujundasin. Aga alusta siis sina. Mina tahan 100,000%, et kui teisiti ei saa tulnukatega kohtuda, siis see oleks läbi tulnukate ja me näeks ära, mis on teised eluvormid, enne kui me ära sureme. See võib olla väga creepy ja väga õudne ja väga valus, aga vähemalt kõik nagu universumi küsimused, et kas me oleme üksi, kas on Jumal olemas, kas kõik need asjad, need saaks vastatud, pluss nagu on mul rämedalt huvitav teada saada, kuidas tulnukad välja näevad. Kas nad on need suurte silmadega tüübid on ju nagu siuksed basic tulnukad või nad on mingi siuke amööb, mida me ei suuda ettegi kujutada, et mida üheski koomiksis ega kuskil ei ole kunagi kujutatud ja nii edasi. Aga see on nagu selles mõttes ka, et vähemalt senikaua, kuni meil Will Smith on olemas, ei pea me otsast seda lõppu kartma, et võib-olla me nad nagu ära näeme. Seda ei saa, see vaata küsimuse lõpp on see, et seda pole võimalik ära hoida. Seda pole võimalik ära hoida. Et kui sa nagu valid selle tulnuka asja, siis sa kindlasti nagu ikka, et maailm sellisena nagu me teda teame, see saab ikka läbi. See on päris äge. Mul on nii raske praegu. Ma võin sulle anda, et sa võid sama maailma lõpu valida. See on okei. Ma mõtlen, et mul on nii raske tuletada meelde seda kirjaniku nime, see on maailma kõige kuulsam sci-fi kirjanik. Isaac Asimov. Jah, täpselt, kuidas ma igatahes. I know my science fiction. No vot, täpselt. Asimovil on selline lugu, kus inimkond on leiutanud väga võimeka arvuti ja siis on üks küsimus. Ja küsimus nagu põhimõtteliselt ongi see, et kas meil on võimalik ära hoida universumi lõppu, seda entroopia surma. Kas meil on võimalik midagi teha, et seda päris lõppu, kus nagu füüsikaseadused on jõudnud põhimõtteliselt lõpuni, et universum on koost lagunenud, kas me saame seda kuidagi ära hoida. Ja masin ütleb, et pole veel piisavalt andmestikku. Ja see lugu nagu kogu aeg läheb järjest edasi, inimkond areneb ja see masin muutub järjest võimsamaks ja see arvuti ja kõik muutub järjest võimsamaks, kuni siis ühe hetkeni inimkond on ühinenud selle arvutiga. Inimkond ongi nüüd üks selline kognitiivne pilv ja nagu selline universumit täitev kognitiivne kogu. Ja siis saabub küsimusele vastus ja universum lõpeb ja see kognitiivne kogu ütleb, saagu valgus. Võt see nagu kõlab väga hea lõpuna. Ehk siis sa tahad olla osa kognitiivsest kogust enne kui lõpp tuleb. Ei ütleme see... Sest et sina pead elama sellel hetkel, kui see juhtub. Okei, vaata. See on sinu maailma lõpp. See on minu maailma lõpp. Ja. Kura. Aga see on ka väga äge tegelikult, see asi läbi kogeda, aga arvatavasti, kuna see kognitiivne kogu on terve su eluaeg, ehk siis sa ei saa kogeda seda elu, mis sul hetkel on, vaid sa nagu sünnid ja sind kohe ühendatakse millegi külge ja siis sa isegi ei tea, et sa oled see kognitiivne kogu, sellepärast et sa oled tervik koos kõigi teistega. Ma arvan, et siis ma pigem tahaks, et see oleks siuke hetkeline, et midagi järsku juhtub. Ma ei tea, kas see on siis mingisugune gamma kiirguse laks tuleb meie poole kuskilt väga kaugelt supernova poolt väga otsese sihikuga meie poole ja elu maal lihtsalt lõpeb. Või siis ütleme, võib-olla see on ka selline pikem periood. Sinu sõnadel on supervõime ja siis nii juhtubki. Sina oled see inimene maa peal, kes praegu dikteeris selle ära, kuidas asjad lähevad. Õnneks mul on kogemus. Siis ma ei saa oma tulnukaid, Aga nad võivad tulla meid hoiatama, ma ei tea. Ütleme ühe sõnaga, minu elukogemus näitab mulle, et minu sõnadel ei ole sellist võimust. et on üsna safe nagu seda varianti uskuda, ma arvan. Et ei tule sellist lõppu. Aga võib ka tulla. Keegi ei tea, see ongi nagu maailma lõpu selline et keegi meist ei tea, kuidas ta tuleb. Ja see pilt oli ka päris kihvt seal. Jaa, eks ta oligi enam-vähem sarnane nagu ja oli siuke kosmose värk. Välja mõtlesid. Ja elukohtade kohta ma juba natukene tean, nii et ma seda ei hakka küsima. See on ma arvan, et sa võid isegi
sellele vastata, et kas sa oled tabanud end sellelt, et annad inimestele hinnanguid riietuse ja neile kuuluvate asjade järgi. Et inimest hinnata nende nii-öelda välimuse. Kui sa näed, et kellegil on mingi väga vana mobiiltelefon, kas sa siis inimest nagu mõtled, et miks tal on Nokia 5110 aastal 2016? Ja, ma kindlasti olen inimesi hinnanud nende välimuse ja nende asjade järgi. Joonistus ongi siin vastav. Ja noh, ütleme nii, et ma tunnen piinlikkust selle pärast ja kindlasti. Et sa ei taha niiviisi seda tähele panna, aga sa paned seda tähele. Ma ei taha sellele kaalu anda, ütleme nii, et inimesed panevad ikkagi asju tähele, aga ma ei taha sellele panna mingit emotsionaalset kaalu juurde, et see inimene näeb välja selline, järelikult temaga kaasnevad ka mingid teised omadused. Ja ma teen seda ja see on kuidagi väga inimlik lähenemine, see on selline inimese aju otsib mustreid, inimese aju armastab asju süsteemi panna, asju kastidesse panna. Aga kui sa paned tähele, et sa nüüd nõnda kedagi nii-öelda hindasid, siis kas sa proovid ennast pigem nagu seda olukorda kuidagi positiivseks mõelda või sa lihtsalt ignoreerid, et sul juhtus selline mõte? No pigem on see selline teema, et kui ma nüüd olen kedagi kuidagi ära sildistanud oma mõistuses, siis ma jään nagu avatuks sellele, et see silt muutub kindlasti, et noh nagu, et ma ei taha kunagi sattuda olukorda, kus ma olen kedagi ära sildistanud ja nüüd see on nagu selline igavene silt. Aga kas sa julged seda nagu jutuks võtta? Et kui sa üllatud, et vaatadki, et issand, et mingil inimesel ongi kartulikott on seljas, kuidas ta käib keset päeva kartulikotiga, kas sa küsid, et kas midagi juhtus, et sul on kartulikott või see on sinu stiil? Või sa lihtsalt jääd mõtlema, et oh shit, tüüp oli kartulikotis? Ma arvan, et siin tuleb jälle see minu sotsiaalne ebapädevus mängu, et see nagu väga oleneb olukorrast, et kui see on lihtsalt võõras inimene tänaval, kes mulle kartulikotiga vastu kõnnib, et siis ma ilmselt, ma ei lähe taga nagu juttu tegema, kui ta otseselt nagu abi ei vaja või nagu vokaalselt ütle, palun aidake mind, et siis on nagu palju suurem tõenäosus, et ma siis nagu reageerin sellele. Aga muidu mul esimene arvamus on ilmselt, et see on mingi nali või see on mingisugune poissmeeste pidu või mingisugune kostüümipidu või see on lihtsalt siuke ebastandardne olukord ühiskonnas, et nagu vastavalt üldtuntud stiili suundadele inimesed ei käi kartulikottidega tänapäeval ringi, et see oleks nagu siuke huvitav eripära. Aga ilmselt sellises kontekstis, kui ta mulle tänaval vastu tuleks sellise riietusega, siis ma korraks nagu vaataks, et huvitav ja läheks oma eluga edasi, ilmselt ei mõtleks selle peale nagu kordagi. Samas, kui ma olen inimese näiteks mingis teistsuguses kontekstis, et näiteks sõpradega kogunedes on mingi uus inimene ja ma olen ta kuidagi esimesest silmapilgust kuidagi ära sildistanud oma peas, et ta on kindlasti selline inimene, sest ta käib nii riides ja jätab siukse mulje, et siis ma kindlasti, kui ma hiljem avastan, et see tegelikult ei ole üldse nii ja ma olen eksinud oma arvamuses, et siis ma püüan seda, ma ei tea, kas ma selle inimesega jutuks toon, võib-olla me oleme 5 aasta pärast parimad sõbrad ja siis ma räägin talle, et ikka, kui ma sind esimest korda nägin, siis jäi siuke kuidagi imelik mulje või ma ei tea. Aga kuidas sa ise nagu käitud sellises kontekstis? Ma nii-öelda proovin negatiivselt mitte hinnata, kindlasti kogemata teen seda. Ja siis üldiselt kuidagi täitsa teadlikult proovin nagu positiivseks mõelda neid asju. Ja mis puudutab nagu näiteks väga veidralt riietuvaid inimesi, kui ma ise ka tihti riietun veidralt, siis ma arvan, et see on tore ja see pigem nagu toob mulle nagu mingit positiivset emotsiooni, kui ma näen, et ja vahet ei ole, need ei pea olema nagu eriti mingid hipsterriided või kartulikotid või midagi siukest, see võib olla täitsa nagu beibe näiteks, kes super hästi kannab oma seda beibendust välja, et tal on nagu kõik on läbi mõeldud, ta elabki oma elu nii nagu ta unistab, et ta peaks olema selline ja ta julgeb olla, et ta julgebki, ma ei tea, Tallinna tänaval käia roosade lakk mega suurte kontsadega ja nii edasi, siis ma nagu lihtsalt tunnen nagu uhkust, et kui tubli julge inimene, et ei häbene, et inimesed näitavad näpuga ta peale, lihtsalt on selline, nagu ta tahab olla. On valinud oma stiili ja kannab seda välja. Jah, et see ei ole isegi nagu stiili valimine, vaid ma arvan, et inimene ongi tema ise. Lihtsalt me kõik ju sünnime nagu paljana ja ülejäänud on see, mis me endale külge paneme nii-öelda ja poest ostame. Ja mis puudutab nagu tehnikavidinaid ja süksid asju, siis nende põhjal ma vist üldse ei hinda inimesi. Ei otsi uut iPhone'i või mingit plahvatavat Samsung Galaxy. Ei, seda ei ole,
et mulle meeldib endale nagu testida ja proovida mingeid uusi vidinaid ja ma olen lihtsalt nagu sotsiaalmeedias, ehk siis nagu need minu vahendid peavad võimaldama midagi nagu vastavat teha, aga kui teistel ei ole ja mingid siuksed üldse nagu rahalised küsimused ja nii edasi, siis see on kuidagi võib-olla nagu mingi minu enda taust ka, et alati ei ole elus nii-öelda rahaliselt hästi läinud ja nii edasi, siis see on kuidagi nagu las need asjad olla. Need ei pea olema alati originaalid ja kõige kuulimad ja viimased asjad. Et neid, ma ei tea, võib-olla mingi 51-10 nagu paneks tähele, aga siis ma arvaks, et inimesel on statement. Jah, tänapäeval ilmselt oleks. Nagu telefon on helistamiseks. Ja. Et nii ongi. Ja see on nagu ilmselt ka õige suhtumine sellesse ossa võtta, et olen ka ise selline tõsine tehnika huviline ja nagu panen tähele tehnikat oma ümber ja mida inimesed kasutavad ja ei kasuta, aga nagu sellisesse olukorda ma pole küll oma teada nagu teadlikult kunagi sattunud, et ma vaatan kellegi tehnikavalikuid, siis mõtlen, et päriselt või? Et sellist olukorda pole õnneks tekkinud. Samas inimesi on, nagu mul on täitsa tuttavaid olemas, et kui sul ei ole just nagu iPhone, vaid on ütleme mingi Android, siis kohe nagu vaadatakse, et kas sa oled mingi vaene rott või mis sul viga on, et sa endale iPhone'i ei osta, et nagu reaalselt kohe suhestumine on nagu pannakse sind kuskile nii-öelda läbi selle telefoni, mis sul on, siis ei ole nagu seda tüüpi inimene. Ja üleüldse nagu ju on nagu nende Apple'i inimesed, on Androidi inimesed ja kuidagi ma ise nagu enam ei saa aru, miks seda on vaja lahterdada, sellepärast et kuidagi see tehnika areneb nii ruttu kogu aeg, et kord nagu hüppab üks mingi uudisega välja ja siis homme juba teine, kõik kopeerivad ka veel üksteist ja siis tagatipuks on see, et lihtsalt kes esimesena midagi välja annab, see on nagu võitja, mitte see, kellel on mingi konkreetne logo selle asja peal. Sellest me eelmine kord korra nagu Jimiga ka arutasime, et kui sul on nagu ägedaid asju toimub see ümber maailmas, on igast lahedat tehnoloogiat ja värki, et sa ei pea ennast nagu ära piiritlema sinna auku, et see on seesama teema, mis me alguses ka korra nagu rääkisime sarjade puhul või muusika või meil iganese puhul, et kui sa oled ennast nagu raamidesse ise ära pannud, siis sa lihtsalt sa ainuke inimene, keda sa piirad, oled sa tegelikult sina ise. Just. Et tasub olla avatud, ärge hinnake inimesi nende telefoni järgi halvemaks või paremaks. Ja, näiteks, see on nagu ma arvan siuke hea mõte. Mis seal raamatus veel on küsimusi? Oi, seal on nii palju. Oi. Ma lihtsalt vaatan aega ja siin mõtlen nagu... Kas aega on või aega ei ole? Aega on täiega. Aega, siis võib veel... 200 küsimust, ma arvan, siis me samamoodi oleme järgmise saateni lihtsalt vestleme. See on minu arust väga-väga hea küsimus ja ma joonistasin selle ka väga hea joonistusega, ise olen täitsa rahul. Aga selle joonistuse tõttu on siia raamatu tagakaanele kirjutatud ei soovitata alla 16-aastastele. See on siia kirjutatud tegelikult rohkem nagu keegi pole seda evalueerinud ega midagi sellist, aga lihtsalt me otsustasime seda kirjutada, sest inimesed on hästi tundlikud. Okay. Ja kui nüüd ma teen rohkem disaini, kui ma vanasti tegin rohkem reklaame, siis me tegime kunagi siis minu sõbra Karliga energiajoogile siuksed plakatid, kus oli kirjutatud, et kes tappis unemati. See oli see energiajook. Ja see oli Eesti energiajook ja kõik on tegelikult nagu chill ja see oli siuke hea nali, me saime kuldmuna isegi selle eest ja meil oli mingi veebis sai mängida mängu, et energiajoogi purkidega loopida unematisid, kes oli nagu siuke loenguruum, inimesed istusid loengus ja siis animeeritud unematid lendasid nende kohal, et see loengus nagu siis nii-öelda magama ei jääks ja siis sa said loopida neid. Kas see oli Flashis kirjutatud? Muidugi Flashis ja see oli väga ammu. Ja siis me saime väga palju kaebusi, et üks konkreetne kaebus oli selline, et minu 3-aastane laps nägi teie plakatit ja nüüd ta arvab, et unemati on surnud ja kuidas te nüüd talle nagu seletate seda, et nüüd mina pean talle umbes ütlema, et jõuluvanna pole olemas ja unemati pole olemas ja tuleb uus reklaamikampaania teha, et unemati on tagasi. Ja, aga meil oli väga palju küsimusi, et kui ta laps on 3-aastane, et see on väga oivaline, et ta oskab lugeda juba, on ju, mingid kõik muud asjad ja tegelikult need plakatid olid väljas mingi nädal aega, ehk siis selleks ajaks, kui me ei jõudnud isegi tegelema hakata selle probleemiga, need võeti juba maha, ehk siis, aga inimesed on väga tundlikud ja nagu reklaaminduses olen ma seda nagu tunda saanud, et solvutakse nagu kõige peale, ükskõik nagu koos ja ma olen teinud päris provokatiivseid asju ka, kumm on seks ja igasugused siidrireklaamid ja kõik nagu mingid mille peale mõni solvub veel tänapäevalgi. Ja inimesed solvuvad tänapäevalgi, et keegi ütleb, et kasuta kondoomi, siis see on nagu väga-väga solvav, et kui ma ei tea, lapsed on pühad ja nii edasi ja ongi, aga tähendab, et kondoomi võiks kasutada suguhaiguse vältimiseks, üldse mitte nagu mingitel muudel põhjustel. Ja seetõttu kirjutasime selle 16-aastaste asja, et siin on mõned küsimused sellised, mis võivad usu teemal solvata ja võib-olla mingi seksuaalsuse teemal. Aga see oli teie enda valik, mitte kirjastuse? Jah, meie enda valik. Ma ütlesin Annele, et kuule, et
natukene on kuidagi sihuke tunne, et ma ei viitsi lihtsalt, et me peaks tegelema sellega, et meile kirjutatakse mingeid kirju ja me peame oma nii-öelda vabadest ajast vastama mingitele solvukottidele. Nii et kuuled, kui te olete alla 16 ja lähete seda raamatut ostma, siis tehke seda teadmisega, et te olete mõistlikud inimesed ja te ei pea hakkama norima autoreid sellepärast, et teid on solvatud. Ja just, et kedagi pole nagu meelega üritatud solvata. Ja siis küsimus 189 on, kas su lapsed võiks koolis saada pigem usuõpetust või seksuaalkasvatust? Kindlasti seksuaalkasvatust. Joonistus on ka. Mulle väga meeldib see joonistus. Äkki sa kirjeldad seda joonistust? Joonistusel on Jeesus Kristus, kes lendab pilve peal ja hoiab käes vibraatorit, siis arvatavasti eesmärgiga õpetada inimestele, kuidas kasutada, sinna peale panna siis kondoomi või mis iganes, mida lastele seksuaalkasvatusest nagu lisaks anatoomiale ja bioloogiale õpetatakse. Andes inimkonnale selliseid toredaid asju nagu seksmängu asju, millega nii õppida asju, kui ka siis väljendada oma seksuaalsust. On, kui me nagu usume, et kõik on nagu kuskilt tulnud, siis ka need asjad on kuskilt tulnud. Jah, minu vastus on kindlasti seksuaalkasvatus, sest kuigi on kindlasti väga oluline tänapäeva maailmas ka õppida erinevaid usundeid tundma, siis kui ma nagu muretsen oma laste tervise ja õnne pärast või oma hetkel olematute laste õnne ja tervise pärast, siis ma mõtlen, et nagu ilma seksuaalkasvatuseta, seda ei saa isegi öelda tänapäeval, ilma seksuaalkasvatuseta pole kunagi nagu võimalik. Aga sa ise said koolis kas nagu mõlemat asja või kumbagi või kuidas teil oli? Minu arust meie perioodil oli see väga nagu osades koolides isegi ei olnud nagu bioloogiatunnis mingit seksuaalkasvatust juures, osadel olid ja osadel oli vabatahtlik usuõpetus, osadel üldse ei olnud ja nii ja naa. Meil veel sellel aastal, kui mina alustasin või lõpetasin või sellel perioodil ei olnud meie koolis usuõpetust või usundiõpetust. Küll aga oli kindlasti, ütleme, see oli kuidagi siuke muutuv aine, mis meil oli kuidagi ühel aastal oli ta, ma ei tea, inimeseõpetus ja teisel aastal oli ta, ma ei tea, psühholoogia ja see siuke mingi muutuv aine oli, mida luges alati inimeseõpetusõpetaja ja selle raames siis räägiti ka seksuaalkasvatusest, räägiti haigustest, näidati mingisuguseid siukseid animafilme, mis kujutasid kriipsujukusid seksima ja tegemas igasuguseid asju, räägites sellest, kuidas ei tohi kedagi survestada ja ütleme see teismeliste teema, et kõik seksivad, me peaks ka ja kuidagi siuke, kõik need teemad nagu kaeti ära ja sealjuures ka siis veel et miks ei tohi noorena alkoholi pruukida või miks sellega ei tohiks nagu elus liialdada või miks suitsetamine on kahjulik ja nagu selline baasõpe või nagu siuke, mida sa arvad, pead et see võiks olla siis rohkem ikkagist nagu, et seda seksuaalkasvatust võiks olla rohkem kui seesama nagu iga asja nagu natuke puudutamine või pigem nagu see on piisav, kuidas hetkel õpetatakse? Ma arvan, et siin on oluline osa mitte ainult koolil, vaid nagu kogu ühiskonnal ja sellel, kuidas me nagu nendest asjadest räägime või kuidas me neid asju enda jaoks mõtestame ja nagu vanemate osa, kooli osa, ühiskonna enda osa, et kui me tõesti nüüd reageerime meeletult vastumeelselt sellele, et kui keegi paneb plakatile sellise sõnumi, et võib-olla peaks kondoomi kasutama või kaasas kandma või ütleme teadlik olema sellest, et kui see tekitab nagu siukse väga tugeva vastureaktsiooni, et võib-olla siis meie ühiskonnas ei ole see teema veel piisavalt sellises staadiumis, et nagu kõik saaksid sellest avatult rääkida, et see oleks normaalne, et see oleks nagu elu osa, mis ta tegelikult ju on, bioloogia vastu ei saa. Ja ma tunnen, et koolis võib-olla see baasosa on pädev, see peab kindlasti olema siuke teadusest lähtuv, noorte enda elu tol hetkel nagu mõistev, see peab olema nooruslik, see peab nagu aru saama, mis toimub, ütleme teismelise elus, mis suhted neil on, mis mõtted, mis mured, mis probleemid, sest nagu seda on meedias kajastatud ja nagu igaüks võib ise ju minna ja uurida, need küsimused, mida noored näiteks läbi interneti nõustajatelt küsivad, olles anonüümsed, on ikkagi oluliselt detailsemad, nad on mures asjade pärast, mida nad ei tea, millest nad ei julgegi küsida, koolis ju klassi ees ei tõsta kätt, eks ole, või kodus vanemateltki võib-olla ei julge küsida paljusid asju. Me ei saa garanteerida ka seda, et nii mõnigi nagu lapsevanem on nii konservatiivne, et tal on lihtsalt nagu piinlik oma lapsega rääkida nendest asjadest ja ka samamoodi õpetajad
ei saagi olla kõik nagu mingi ma super tunnen ennast vabalt, kui ma räägin mingi nokkudest ja tussudest, et see võtab nagu väga siukse ekstravertse inimtüübi, et üldse seda teemat puudutada lastega ja lihtsalt eeldada, et see tuleb kodust või koolist, on natukene siuke soovmõtlemine, et reaalsuses on nii, et enamus lastel tõesti ei ole võimalust rääkida sellest ei seal ega siin. Ja kooliga on alati see häda, et iga kord, kui me räägime, et seda peaks koolis õpetama ja toda peaks koolis õpetama ja kolmandat. Mine õpeta! No üks hetk saab kava täis, eks ole, lapsed on liiga kaua koolis nii ehk naa, ma ei ole väga tugev sellise 8-tunnise koolipäeva pooldaja, et see peab nüüd 7:30 hakkama ja tegelikult on ju, me rääkisime siin ühes osas ka koolidest ja miks see süsteem nagu meile ei meeldi. Jim oli kohe väga, väga pahane koolide peale. Aga et me niigi oleme täis toppinud ja see infokogus, mida läbi käsitletakse sellel ajal on nagu väga tugev ja võib-olla siukseid elulisemaid teemasid, millega kokku puututakse, on võib-olla pigem nagu koolis vähem, kuigi ma olen väga teadlik, olles läbinud nagu maksimumi kooliharidusest ühest otsast algkoolist sisse läinud ja ilma ühegi vaheta doktorina välja tulnud, et nagu ma olen vägagi teadlik, miks neid asju õpetatakse, mis kasu nendest on, mis väärtus neil on, aga ma saan ka väga hästi aru, et see maht on piiratud ja kui meil on valida, tekivadki need valikud kas üht või teist, eks ole, kõik on vaja puudutada, kõik on vaja nagu mingil määral niimoodi selgitada, et inimesed on sellega tuttavad, aga on asju, mis on väga olulised, tervis on väga oluline ja seksuaalkasvatus on tervise õpetuse väga tugev osa. Ja kusjuures me õpime ju koolis päris palju seda, et mingi konna, mingi südame, vatsakese ja kuidas tal seal vereringe toimib ja nii edasi, mingid sellised asjad, mis mul siiamaani meeles nagu ülidebiilsel kombel, kuigi tõesti ei lähe elus arvatavasti kunagi vaja konna mingi elustada, pigem inimest elustada. Ja ma ei mäleta, kuidas inimesel need asjad on, sest et oleneb, mis vanuses sa neid asju õpid, aga mingil hetkel sa oled natuke vastuvõtlikum ja see periood oli pigem nagu konnade periood ja siis kui oli inimeste periood, siis ma ei tea, mis ma tegin nagu seal tunnis, nagu millega ma tegelesin, aga jah, nagu seal on mõned asjad, mis on nagu vähem vajalikud, mõned rohkem vajalikud ja midagi on puudu. Aga usuõpetusest iseenesest ma arvan, on ka, ongi, et sa just ütlesid, et võiks olla vähem asju, aga tegelikult sellist usuõpetust, mis puudutab erinevaid kultuure, sellest ma tunnen nagu super väga puudust. Et meil oli koolis, usuõpetus oli vaba, lapsed peale tunde said võtta seda, aga see ei olnud mingi usuõpetus, see oli kristlus lihtsalt, kristluseõpetus nagu piiblit loeti ja mingi kirikus käidi ekskursioonil arvatavasti ja mingid selliseid asju. Et seal ei olnud mitte mingid nagu Dalai Laamat ja selliseid. See oli vabatahtlik? See usuõpetus oli vabatahtlik, jah. Et selles mõttes ma täiega tahaks ka oma fiktiivlastele, tulevikulastele, et eks ma võin ise neile ka seda niikuinii rääkida ja õpetada, aga kui nad koolis peaks nagu natukene tegema vahet sellel, et millega nagu tegelevad moslemid, millega tegelevad mingid budistid, millega, kes tegeleb ja ise siis natukene teha see valik enda jaoks, kas nad siis soovivad olla ateistid, kas see on kõik nagu suur muinasjutt või neile pakub huvi nagu üks nendest uskumustest, et see oleks iseenesest päris tore. Sellepärast, et hetkel meil on nagu kahe asja vahel alati valida, et kas sa nagu täiega nagu oled kristlane või sa täiega oled ateist. Et paljud nagu nii-öelda moodsa aja inimesed mängivad ka siukest, aga mina olen spirituaal. Aga see on siuke ka, et sa pead natukene lahti ka seletama, et mida siis tähendab, et sa oled spirituaal, et kas on nagu mingi püha vaim on see, kes see spirit nagu on. Või see on lihtsalt see, et tee nagu mingi karma siis, et kas ma teen teistele head ja siis mulle tuleb ka hea. Või keegi pole nagu, see spirituaalsus on siuke segu vist nagu kõikidest asjadest, et ole lihtsalt tubli. Jah, et keegi kuskil äkki hoiab mind, kui ma hästi käitun ja mis sellel mõttel siis nagu otseselt halba on. Aga ma olen täitsa nõus, et siuke usundi lähenemine, kus me lihtsalt nagu arutame usundeid, räägime sellest, mis nad tegelikult on, sest küllaltki väärastunud on vähemalt tänapäeva Eestis see pilt maailma usunditest, et me ilmselt enam-vähem saame aru kristlusest tegelikult isegi võib-olla mitte nii hästi, kuigi vahel armastatakse öelda, et Eestil on ikka kristlik ajalugu ja meil on sellega see side, et meil on nagu rohkem see ristisõdade ajalugu kui kristlik ajalugu. Kui palju siis me tegelikult, eks ole, teame nendest asjadest veres mingi ulpimise ajalugu on nagu see rohkem kui kuskil see mingi nagu minevik on, eks ole.
aga no armastatakse mälestada ikkagi neid positiivsemaid asju ma ei tea, mina ei ole ka sellest kooli nagu ajaloost mäletanud pigem nagu seda, Oli, et meile meeldis lihtsalt olla oma maal ja kõik oli nagu chill ja kasvatasime oma kartuleid ja tegime mingeid asju ja siis sõime aganatega putru, on ju, hiljem sain teada, et aganad on kivid et inimestele pandi kive pudru sisse, et kõht saaks kiiremini täis. See väljend jäi sulle meelde, sest Riho Sibul laulis nii või? Või see tuli ikka koolist? Aganate värk tuli üldse kunagi hiljem mulle mingid sõbrad seletasid, et aganad on kivid või nagu what, issand jumal. Mina kogu aeg mõtlesin, et see on nagu puder ja seal sees on nagu mingid, noh, mingid helbed või mingid sellised aganad, noh. Jah, igastahes et mulle jäi nagu ajalootunnist niimoodi meelde, et meil oli kõik chill ja tegelesime animismiga ja olimegi nagu spirituaalsed inimesed lihtsalt, et loodus on tore ja nii nagu tänapäeval on moodne mõelda ja siis tuli ja killiti kõik ära, kes teistmoodi mõtlesid ja jäidki alles need, kes olid nagu nõus seda teiste inimeste kultuuri järgi ahvima. Aga mõtle, vaatamata sellele ikkagist enam nagu praegu on vist üle poole Eesti inimeste nagu ikkagist ateistid. Jah, no seal on ka nagu seda pagan ellu jääda. No ütleme niimoodi, et mitte siis religioossed, suur osa Eesti inimestest on mitte religioossed, et seal see spirituaalsus ja mis iganes siis, kes omale nagu selle isiklikult kuidagi lahti mõelnud on ühte või teistpidi, et mida nad siis usuvad, et jah, et neid on meil kindlasti rohkem kui neid nii-öelda klassikaliseid religioosseid inimesi ja võib-olla seetõttu on ka meie kultuuris selline üldine teadlikkus religioonist, erinevatest religioonidest võib-olla keskmisest madalam. Et seetõttu usundi õpetusel oleks koolis oma koht olla, aga kui ma peaksin kahe vahel valima, siis mu esimene vastus jääb ikka sama. Jaa, seksuaalõpetus. Kui sa peaksid uppuma alkoholis, siis millises? Ma ei ole väga kõva alkoholi tarbija. Seda raskem see küsimus on. Jah, siis nagu ma kujutan ette, et see siuke klassikaline mõte, et mis mulle meeldib, et siis nagu see seostada see meeldiv selle väga ebameeldiva uppumiskogemusega. Ma tean mingit siukest fakti, et viinavannis sureb inimene vist mingi alla 5 minutiga, lihtsalt sellest, et läbi naha imendub nii metsik kogus alkoholi, et see lihtsalt nagu süda jääb seisma ja kõik. Ja šampuse vannis sured mingi 15 minutiga. Keegi peab mingi fact-checki tegema vahepeal, kõlab huvitavalt. Jah, et no see on siuke guugeldamise case, aga mingit siukest infi ma olen guugeldanud. Seega, kui seal alkohol ei meeldi, siis pigem võib-olla samas uppumine ikkagi eeldab seda, et mu kopsud on siis sellest vedelikust nagu täis ja ma ei saa hingata. Et ma võib-olla võikski olla nagu siis mingi viski, sellepärast, et see on nii kange, et sul on vähemalt lõbus. Et see ei uppu nagu niimoodi, et mingi, kui see on mingisugune mega lahja õlu ja sul nagu see läheb kurku ja ninna ja igale poole ja see ei jää absoluutselt purju, vaid sul on lihtsalt nagu väga-väga ebameeldiv olla oma viimased hetked. Mul tuleb mingi flashback ülikooli sellest, kuidas me putukaid ja erinevaid veeorganisme väikeseid siis alkoholiga või piiritusega siis nii-öelda fikseerisime, et neid siis uurida ja õppida. Ma mõtlesin, et piinata. Ei, ma ei kujuta. Ma ei ole väga vist väikese lapsena ma tigudega mängisin nagu mänguasjadega, mul on sellest ka natuke piinlik, aga niimoodi nagu piinanud looma ma küll. Ma mõtlen ka, ma ei mõelnud nagu meelega piinata, vaid pigem niiviisi, et võib-olla see uurimine on ka natuke nagu piinamine, et sa paned viina sisse mingi tüübi ja siis mõnes mõttes, mitte nagu pahatahtlik. Mina olen niiviisi prussakatega võidelnud, et Lasnamäel olid mõnda aega meil prussakad väga suured ja ma ei julgenud neid nagu lüüa, sest mulle ei meeldi üldse nagu see, et ma nagu löömastan mingi ka elusolendi ja kõik see on nagu väga vastumeelne. Ja siis ma tegin palju hullema asja, panime tapeeti samal ajal koju ja siis ma tapeediliimi niimoodi kallasin prussaka peale iga kord, kui prussakat nägin. Siis ta ei saanud edasi minna ja siis ta oli seal nagu siukses veits nagu merevaigu vangistuses. Ja, see tuletab mulle meelde seda, et on kunagi mingid tigudega tegelevalt teadlaselt uuriti, et kui on teol on see koda katki, et kas on võimalik teda kuidagi elustada või aidata, et või ei taha talle midagi hullu teha või nii, ja siis tema ütleb, et tema astub neile lihtsalt peale, sest see on nagu see, sa vabastad nad sellest halvastusest. Aga koda on siis, kui on natukene katki, siis ongi kõik või? Ei kui sealt juba nagu asjad nagu välja imitsevad. Ühesõnaga, see ei ole nagu teema, milles me peame väga sügavuti sisse minema. Mina paneks superliimi peale, et äkki ikka ta saab ennast nagu kuidagi regenereerida. Rohkem halba kui head teha. Mul on siuke tunne,
et vahel loodus jällegi bioloogia vastu alati ei saa. Aga kui ma peaksin nagu endale selle alkoholi, mille sees siis uppuda leidma, need on nii morbiidsed küsimused maailma lõpp. Ma olen kogemata sattunud sükeste peale, siin on nagu naljakaid ka. Võib-olla siis tõesti viski, sest kangetest alkoholidest mulle kõige rohkem meeldib, aga tegelikult, kui ma nüüd hakkan mõtlema, džinn lõhnab nii ääretult meeldivalt. Võib-olla heas džinnis. Džinn on ka mina arvan ka, et mingi kanges. Mingi kange. Mitte lahjas, et ma loodan, et seesama, et läbi vere hästi kiire imendumine ja tegelikult natukene, siin ei ole öeldud, et ma nagu uppun täitsa surnuks, et võib-olla mingis kanges alkoholis on suurem tõenäosus ellu jääda, sest et ta on steriilne ja ta nagu mingi õlu ja vein vaata tekitavad sul veel mingeid teisi asju organismis, aga äkki sa nagu panedki ennast, ei tea, aga pealegi. Samas kui sul süda ikka seiskub sellest, et sa saad nii nagu alkoholi selle mürgituse või kopsud täituvad alkoholiga, siis ei hingata enam. Ja see ei ole teema. Aga samas ma mõtlen, et ma ikkagi ütleme elu lõpuni siis panustaks teadusesse ja kanges alkoholis mu keha säiliks paremini, et seda siis hiljem kasutada teaduslikeks uuringuteks. Vot see on ka väga hea, siis üldse mingi piiritus. Jah, võib-olla siis puhas piiritus. Puhtas piiritus. Ma arvan ka, ma nõustun. Siis on, see küsimus on minu arust küll lõbus. Võib-olla ei ole morbiidne, oleneb, mis sa vastad. Milline on su lemmik konspiratsiooniteooria? Lemmik konspiratsiooniteooria, see peab midagi nii absurdset olema. Lemmik. Ma ei ole kunagi väga süübinud. Ma olen alati olnud see inimene, kes püüab siis nagu neid konspiratsiooniteooriaid nagu mõistlikult selgitada, et kui keegi hakkab mulle jälle rääkima, et ikkagi mingi Ameerika ei ole kunagi kuul käinud, et me oleme seda filminud kuskil stuudios ja siis ma püüan rahulikult ja niimoodi ratsionaalselt faktidega selgitada, miks see ikka päris täpselt ilmselt nii ei ole. Aga kui ma peaksin lemmiku valima, siis ilmselt mulle meeldib mõte sellest, et maailma valitsevad need sisalikud. Mul ei tule selle teooria enda nimi meelde, et kuninganna Elisabeth on sisalik. Ja see on mingi lizard people. Ma olen ühte filmi ka vaadanud. Mul tuleb kohe Dr. Who ette sellega ja see nagu meeldib mulle. See on väga Dr. Who-lik selline konspiratsiooniteooria. Ja mulle tuleb meelde üks maal, aga ma ilmselt ei... Mingi maal, kus oli näha, et on mingi sisalik kuskil nurgas või? Aivo Blum on üks Eesti kunstnik, kes elab Soomes, siuke punkkunstnik. Tema on teinud maali, kus siis on see lizard people on teemaks. Mulle see meeldis. Igatahes jah, okei, valin selle. Mul ei ole vist muud targemat vastust. Mulle meeldib just kindlasti Illuminati, ma joonistasin siia Illuminati silma ka. Roosa silm natuke väsinud. Kõiba väsinud Illuminati vaatab. Lihtsalt sest see on nii jabur ja internet on sellega nii kaasa läinud ja see on lihtsalt nii crazy, et üleüldse, kuidas see on võimalik, et niuke asi nagu inimesi nagu tõmbab käima, et mingid superstaarid on ühinenud mingi nad on ka natuke nagu lizard people tegelikult seal Illuminatis, et nagu teenivad saatanat ja panevad neid 3 nurki igale poole ja laulavad ainult enese armastusest ja see kõik ongi nagu satanistlik sekt ja oma jaburuses, kui nagu liiga palju lugeda Illuminati jutte, siis hakkadki mõtlema, et fuck, aga kõik ongi ju kõik laulud, nagu kõik poplaulud ongi ainult nagu sellest enese imetlusest ja kõik on nagu mina, keegi ei laula lihtsalt. Muru on mingi roheline, täna oli ilus päev, kõik on ikka nagu me, you dumped me ja mingi you, et hea konspiratsiooniteooria peabki täpselt selline olema, et kui sa seda loed, siis kõik nagu klikib. Aga kui sa nagu kogu muu maailma juurde paned, siis vaata see on see piir, kus ta enam nagu edasi ei toimi. See on sul selles suhtes hea, et see nagu see story, mis on loodud seal ümber, on nagu jube hästi loodud ja inimesed armastavad mõelda, et kuskil on kontroll, et keegi omab kontrolli, isegi kui see on mingi siuke sisalik, kui see on mingi Illuminaatid või mida iganes, et vähemalt kuskil kellelgi on kontroll, et see on nagu natukene parem mõte kui see, et maailm on ja me elame siin ja püüame nagu kõik hakkama saada. Ja Dr. Who üks asi meeldis mulle ka väga, mis on lihtsalt, seda ei ole keegi, ma arvan, teooriaks teinud või ma ei ole seda guugeldanud, et kas see nagu idee tuligi kuskilt nagu teooriatest või see on lihtsalt režissööri välja mõeldis seal viimases, minu arust oli viimane hooaeg, olid sellised hästi rõvedate nägudega tulnukad, mis ilmusid su ette ja kohe, kui sa ei näinud neid, sul läks meelest ära. Ehk siis nad kogu aeg hängivad nagu meie seas ja siis sa kohe unustad ära ja see on nii loogiline, sest samamoodi nagu et
et sa ei saagi kellelegi öelda mitte kordagi. Ta võib nagu siin samas olla, siis ma vaatan sulle otsa, ma juba ei mäleta, et ma just nägin, et siin oli mingi tüüp ja see on nagu no, ma nagu nii, olen jällegi nagu nii närvis selle peale, et ma tahan ju teada, kas ma olen näinud seda tüüpi. Ja. Et see on ka siuke äge asi, et võib-olla ta ei pea olema konkreetselt nende Doctor Who tulnukate näol, aga see mingi idee sellest, et paralleelselt meiega käib mingi teine elumaal ja me lihtsalt ei näe seda, sellepärast et me ei ole nendel sagedustel ja mingid sellised asjad, see on ka väga tore, täpselt samamoodi nagu mulle meeldiks nagu kohtuda tulnukatega, samamoodi oleks äge teada saada, et nagu hetkel siinsamas toimub mingi muu tegevus ja võib-olla nemad on teadlikud meie tegevusest, aga me ei ole, sest me ei ole nii arenenud. Maa ei ole lihtsalt nagu kivi, kus mingisugused verd täis kotid ringi käivad, vaid midagi enamat. No vot, väga lahe raamat, mul on olnud küll ääretult lõbus neid küsimusi siin vastata ja ma usun, et kui te tundsite seda juttu siin kuulates neid absurdseid asju või lahedaid või huvitavaid asju kuulates, siis on tekkinud huvi, et siis te võite ilmselt seda poodi ostma minna enne kui ma täna koju tulin, mu naine tegelikult käis juba raamatupoest läbi, ostis selle raamatu ära, nii et ma usun, et selleks ajaks, kui teie kuulajad seda kuulate, võite te juba astuda sisse kuhugi raamatupoodi selle osta, kui te soovite. Aga meil on tegelikult siuke väike võlg kuulajate ees, meil Jimiga vähemalt täita, et me viimases osas ütlesime, et me loosime välja Jimi enda raamatu Armastuskirju teatrile. Jah, armastuskirju ikka, ma vahel ajan seda sassi. Mul on pool loetud. Mul ka. Ma olen nagu, ta tõi mulle isegi kommi sellest, et ma lugesin, aga ma ei olnud selleks hetkeks läbi lugenud, et ma tundsin ennast natuke halvasti. Igatahes, sellega on nüüd siuke lugu, et me loosime selle raamatu välja siis, kui see osa läheb üles, et täna siin saates, siin stuudios, siin mu elutoas tegelikult, mis stuudios, ma ei saa öelda selle võitja nime, aga me teeme Jimiga video, kus me siis loosime selle võitja välja nende seast, kes meile kirjutanud on ja siis paneme selle video nagu eraldi üles, et seetõttu ma siin osas praegu varem salvestada, siis ei saa seda öelda veel, kes võitnud on. Aga meil on nagu selline äge uudis ka veel, et oota, ma ütlen palju õnne, nagu vaata keegi võitis. Okei, et igatahes palju õnne, kes võitis. Väga hea, tubli. Tähele pandud, märgatud. Aga meil on veel üks äge uudis siia lõppu selles osas, et me teeme veel ühe kuulajamängu. Sest nüüd on meil veel üks raamat, mida välja loosida. Väga kultuurne ja pop mõte loosida raamatuid. Ma arvan küll. Ja ma arvan, et me teeme täpselt samamoodi, et rääkige oma sõpradele meie saatest. Rääkige sellest raamatust, kui teile see meeldib, muidugi samamoodi, kui teile meie saade meeldib, kui teile ei meeldi, te ei pea rääkima. Aga siis, kui te olete seda teinud, kirjutage meile e-kiri popkulturistid@gmail.com, kirjutage, et mis te siis tegite, kas te rääkisite niisama või kirjutasite Facebooki või mida iganes. Jällegi te võite valetada ka, ega me ju ei saa seda kontrollida. Ja siis nende vahel, kes meile nüüd kirjutavad, me siis loosime välja selle raamatu Lolle küsimusi pole olemas. Ja ma mõtlesin, et ma veel joonistan sinna sisse ühe lisajoonistuse, ehk siis see raamat, mis läheb loosida, on selle poolest eriline, et seal on siis 78 joonistust sees. Siuke special. Väga special. Me oleme väga tänulikud sulle sellest ja me oleme väga tänulikud, et sa täna tulid siia Jimi asendama. Ma loodan, et ma sain hakkama, et ma ei olnud nagu, ma ei tea, liiga palju halvem kui Jim. ma ei hakkaks võrdlema inimesi, selle kui läheb kuidagi väga käest ära siin, pärast on kõik mu peale pahased, aga väga tore oli igatahes ja minu meelest väga põnev saade. Me andsime väga palju erinevaid soovitusi sarjade osas, mida on meilt ilmselt oodatud. Me pole Jimiga väga palju niimoodi sarju niimoodi ette võtnud juba pikemat aega. Sa ise pead ka nüüd päris mitut vaatama. Vähemalt Black Mirror ja see Stranger Things on küll... Mul on siuke tunne, et Black Mirror on mulle nagu, ta on nagu mu õrnale hingele. Sa võid ka niimoodi teha, et vaata viimase hooaja 4. osa. Okay. Sest kuna need osad on kõik eraldi, vaata üksed, sest see osa on nagu lihtsalt nii cool. Okay. Ja seal on natukene seda võib-olla Motowni teemat ja sükest nagu värki ka sees. Okei, tasub mõelda, tasub ette võtta. Et siis on meie kuulajatel ka terve posu asju, mida avastada ja nad võivad siis ka tšekkida sinu tegemisi. Vaadata blogi uustuus.ee tänapäeval on pop.com ka panna või? No aga mul on ka newcool.com olemas. Suunab samasse kohta? Välismaalaste jaoks ja viib samasse kohta. Aga eestlaste jaoks ikka uus. Tuus värk.